Kas sa tead, et iga 5. laps Euroopas on seksuaalselt väärkoheldud? Tõde võib olla peidetud ja esialgu silmale nähtamatu. Meie asi on märgata, uskuda ja info edastada. Selleks, et mina saaksin uurida laste suhtes toime pandud seksuaalkuritegusid, on väga tähtis, et sina, täiskasvanu, usuksid last. Usu last. Usu last. Usu last. Usu last. Usu last. Kell on saanud 4 ja telgis pealkirjaga Kas maa tuleb täita lastega on algamas Paide arvamusfestivali selle telgi debattide viimane arutelu ja seisab selline pikem vestlus meil ees kõigi teie jaoks, kes te jälgisite seda ülekannet või hakkate jälgima nüüd ülekannet video vahendusel, siis teadmiseks, et hetk tagasi olid siin selle telgi kõrval siis gümnaasiumi noored Tartust, kes dokumentaalmaterjalide põhjal esitasid lugusid, mis Eestis kas vähem või tuntud, aga viimasel ajal aeg-ajalt siiski kõlanud ja mis kirjeldavad siis erinevate noorte, aga juba ka vanemate kunagisi kogemusi noorena, lapsena väärkohtlemise osas. Nii et ma võib-olla kõigepealt alustuseks palungi Hugo Treffneri gümnaasiumi noortele veel ühe aplausi nähtud vaeva ja tehtud töö eest. Aitäh teile, et tõesti jälle üsna sellises teravas alasti olukorras need lood meie ette siia tulid, aitasid kindlasti häälestuda sellele, mis järgmisena siin 2 tunni eest jooksul siis toimuma saab. Parem kaitsta kui kahetseda, kes kaitseb last vägivalla eest, on meie jutu pealkiri. Ja nii nagu ikka terve tänase päeva jooksul, siis mitte ainult need, kes istuvad siin kaamera ees ja publiku ees, ei ole rääkijad, vaid teie publik ka. Olge head siis, kui tekib üks või teine küsimus, andke aga julgelt käega märku ja sekkuge. Et pakun selle võimaluse kindlasti kohe. Aga meie külalised ka, kes siis siin juttu ja oma mõtteid selliseks looks pikkima hakkavad. Debbie Margaret Viron, tervist! Ma kohe hetke pärast annan täitsa sõna ka, saate jälle teha nii, nagu me oleme siin päeva jooksul proovinud, et selgitada, et miks ja mis asjus siia jõudnud. Siis Anna Frank Viron, mõningane kokkulangemine nimede osas reedab, et päris võõrad inimesed ilmselt ei ole oma vahel. Martin Laine, tervist! Kristina Pirk-Vellemaa, Margo Orupõld, Sten Lind ja Heinike Luht minu kõrval siin. Ja Heinike, sul on ka töövahend olemas, jah? Väga tore. No hakkame siit siis minema. Igaüks äkki paari sõnaga ütleb, miks ta on siin, mis teda siia tõi ja mida ta sellelt arutelult võib-olla ootab. Heinike, hakkame sinust pihta. Tere! Mina olen Heinike ja tulin hiljaaegu välja avalikult looga, kuidas mind lapsena seksuaalselt väärkoheldi. Ja olen siin paneelis seetõttu, et kõnelda nii-öelda ohvrite eest. Aitäh, Heinike, et sa tulid. Et see kindlasti iga sellise arutelu juures, kui keegi saab öelda ja hinnata kuidagi oma enda kogemuse pinnalt, see on absoluutselt teistsugune ja eraldi suur väärtust. Sten. Tere! Mina olen Sten Lind, olen Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik. Ma ei ole spetsiaalselt laste vastu toime pandud kuritegudega tegelev kohtunik. Ringkonnakohtus, mis on kaebekohus, meil spetsialiseerumist kui sellist ei ole. Aga mina siis püüan selgitada
seda, et miks menetlus on selline, nagu ta on, miks kohtud teevad selliseid otsuseid, nagu nad teevad. Aitäh. Margo. Tere, mina olen Margo Rubelt ja esindan siin Pärnu Naiste Tugikeskust, kes igapäevaselt juba 12 aastat kohtub just nende samade teemadega, mida noored meile äsja näitasid, et lapsed väärkoheldud peredest, kõik need vägivallaliigid, mis kaasa tulevad. Ja ma täna olen siin hästi uhke särgiga. Meil lõppes just eile emade ja laste laager ja kui me rääkisime sellest, et ma tulen arvamusfestivalile lastega, neid oli seal üle 14 ja ma pean kaitsma teie huve. Ma pean rääkima sellest müstilisest sõnast lapse heaolu, mida kasutatakse enamasti juba minu meelest nagu aitäh ja palun. Siis, et palun joonistage mulle või andke märku, kuidas teie seda näete, seda protsessi. Laps, kes on selles protsessis ja kõik tegelevad tema heaoluga, kõik institutsioonid ja lapsed nägid seda niimoodi, et tõuse püsti äkki korraks, siis on hästi näidata, näha. Umbes nii, et siin kuskil on ametnik, kes ei usu teda ja siin taga on laps, kes tahaksid maalt ära minna, sest kõik see on väga ilus, see usulast, aga keegi võiks ka tõsiselt uskuda. Et see on minu sõnum täna siin. Aitäh, Margo. Tere, mina olen Kristina Pirk-Vellemaa ja olen siin ilmselt kui seksuaalkasvatuse, seksuaalhariduse ekspert ja koolitaja ja Eesti Seksuaaltervise Liitu ma ka otsapidi esindan. Ja mina töötan peamiselt laste ja noortega, viimasel ajal küll veel rohkem lapsevanematega ja noorte ja lastega töötavate spetsialistidega, et anda neile siis neid teadmisi ja oskuseid seksuaalkasvatusest ja seksuaalharidusest ja sellest, kuidas siis pigem selliseid olukordi ennetada ja kuidas märgata. Ja see on siuke osa ka vanemlusoskustest, ütleme siis niimoodi, et seksuaalkasvatus. Et nii laialt siis. Aitäh. Tere, mina olen Martin Laine, Ekspress Meedia uuriva toimetuse ajakirjanik. Nii nagu kõik ajakirjanikud ei ole mina ühegi teema suurim ekspert, aga minu roll siin ühiskonnas on võtta need kõik eksperdid seni ja ka ohver ja anda neile hääl ja sünteesida seda, et aru saada, et pakkuda seda kohta, kust hääl tuleb kõik kokku ja siin on kindlasti väga palju inimesi puudu, kelle seisukohti ma tean. Siin on kindlasti väga palju lugusid, mida ma tean, mida siin võib-olla ei osata rääkida. Ehk siis minu roll on täita kõik lüngad. Aitäh. Tere, mina olen Anna Frank-Viron ja ma olen Sotsiaalkindlustusameti lastemaja juht. Ja usulast on see sõnum, mida ma kannan. Ja mina olen just selles võtmes, et mitte spetsialistid ei peaks uskuma last, vaid eelkõige lapsevanem, kodanik, naaber, õpetaja. Et igapäevaselt puutun kokku seksuaalselt väärkoheldud laste juhtumitega just. Ja kahjuks on väga-väga palju selliseid lugusid, kus laps on öelnud, et ta on öelnud seda oma lähedasele ja ei ole teda usutud. Või on spetsialistid või vanemad, kes kui on lugu ilmsiks tulnud, ütlevad, et neil oli siuke tunne juba aasta tagasi, et midagi sellist võib seal olla. Ja et sellepärast on see usulast minu sõnum, et kui on mingisugunegi kahtlus, et siis et pöörduda. Et täna ma olen nii ennetuse võtmes siin kui ka võib-olla siis kaasa rääkimas siis nende laste eest. Tere, ma olen Debbie Margaret. Ma esindan siis täna siin Noortähelt ja olen ka Anna Franki 3. beebi. Üritan siis täna kaasa rääkida siin läbi siis noorte silmade ja kuidas mina võib-olla asju mõistan ja võib-olla miks ma oskan rohkem kaasa rääkida siin kui mõni teine noor, siis on kindlasti sellepärast, et tänu mu emmele, ta on mind alati kaasanud, ma olen alati kuidagi käinud kaasas temaga siin arvamusfestivalil, ma olen alati teadlik olnud siukestest teemadest, et minu jaoks ei ole nagu uus. Hirmus ikka alati, aga ei ole uus minu jaoks, nii et ma oskan rääkida, ma arvan kaasa küll. Väga tore. Ja ikka nii, nagu me oleme tänase päeva jooksul teinud, et ei pea ära ootama siin minu küsimust, kui kõlab mõni mõte, millele tahaks kaasa või vastu kajada või mida tahaks lihtsalt alla joonida või rõhutada, siis
olete kõik kutsutud seda kohe tegema, et mikrofonid on kõigi käes ja vabad. Et kasutagem seda võimalust. Võib-olla alustaksin just sellesama fakti pinnalt, mis on sellele tahvlile kirjutatud. Et Eestis on 257 044 last ja loodetavasti on äkki tänase päeva jooksul julgelt neid ka juurde sündinud. Aga et Euroopa Nõukogu hinnangul on 20% lastest seksuaalselt väärkoheldud. See on iga 5. See on 5. Ja see on üks selline faktiline number. Aga siin juba natukene kõlas ka ja Margo Särk ka justkui kirjeldas midagi, mis on selline sirge seisukoht. Et me prooviks võib-olla alguses kirjeldada natukene või sõnastada, et mis seisus me oleme laste väärkohtlemisega tegelemisel. Ja Margo, tõesti palun sinul alustada, et kuidas sina kirjeldad, et mis seis meil praegu selle asjaga on Eestis? Ükskõik kust me tulema hakkame, tegelikult on meil, me oleme ju nullist tulnud. Juba 15 aastat sellega Eestis tegeletakse. Meil on väga-väga hea seis. Aga täna ma ütlen, et juba 2 aastat see ei ole enam nii hea, vaid muidugi ta areneb, aga kohalikul tasandil ma räägin ikka sellest, mida mina näen ja kuulen läbi Pärnu klientide. Tegelikult käivad meil kliendid ka üle Eesti. Et kuidagi 2 aasta jooksul on asjad läinud, ma ei saa öelda taga nagu vähikäigus, vaid et me oleme kuskil nagu seisma jäänud või me enam, vot seesama asi, et me enam ei usu seda, millega me oleme harjunud, et jah, ongi ohvrid ja lapsed vajavadki kuulamist ja uskumust, et pigem me hakkame otsima nagu ise mingeid, ma räägin läbi selle, et meie vastas on alati keegi, kes lastega peab suhtlema, sest kui suhted lõpevad, siis lapsed satuvad esmalt ikkagi lastekaitsjate vaatevälja. Ja kas on see mingi põlvkondade vahetus või mis seal on, et see ei käi kõigi kohta. See on väga väike protsent, kes ei usu lastekaitsjatest. Et lapsed satuvad sinna vaatevälja ja neid ei usuta. Samas nendega pidevalt tegeletakse, nendega käiakse kodus rääkimas. Ja kui laps räägibki oma loo ära ühele ametnikule ja olenemalt ta vanusest, ta ju arvab, et see ametnik kuulab teda. Ta tuleb uuesti ja küsib jälle ja siis tuleb jälle keegi ja siis kuskilt on tekkinud mingi advokaat, kes helistab talle, sest protsessis saavad lapsed alati endale isikliku advokaadi. Ja ta räägib jälle ja siis laps küsibki, et aga kas mitte keegi mind ei usu, sest ma olen juba korra rääkinud. Ja siis tulevad kohtuprotsessid ja asjad lähevad natuke teistmoodi, kui see laps on oodanud. Ma kindlasti ei ole seda meelt, eks ole, et ma tegelen küll naiste tugikeskuses ja ma näen rohkem neid emasid. Aga ma olen ka isiklikult aidanud mitut isa. Sest meie probleem on ikkagi see, et need lapsed on väärkoheldud ja kui laps räägib oma lugu, et isa kas lööb nokusse või katsub nokut ja siis ametnik ütleb talle vastu, et ei, et see ei ole võimalik, suured inimesed nii ei tee, siis viimasel ajal, seda ei ole enne olnud, aga viimasel ajal kuidagi, ma ei saa aru, mis meiega toimub, et seda last ei usuta, vähemalt Pärnu maakonnas on kõik imehästi. Aga Pärnu linn, meil on muidugi oma süsteem ka seda, et natuke teistmoodi, et meil käivad kohtus esindamas linna seisukohta need inimesed, kes otseselt võib-olla selle perega igapäevaselt ei tegelegi. Et kõik oleneb ja samas iga päev on lehes väärkohtlemise lood nii lastest, täiskasvanutest, kõigist. No okei, Martin kindlasti parandab, ei ole iga päev, aga üle päeva kindlasti on. Ja samas siuke pimedus, et kuidas sa ei saa aru, et need asjad on natukene varjatumad ja meie teemas siin enne lõppes väga ilusti ju 2 tundi räägiti sellest, kuidas viisakalt lahku minna ja tavalistes peretülides või kui pered kasvavad lahku, seal on keerulised olukorrad, aga minnakse lahku. Aga meie näeme seda maailma, kus on erinevatel võimupositsioonidel erinevad inimesed, et üks ütleb, millal lahku minnakse ja kuidas asjad on ja teine pool lihtsalt ei ole
võimeline ennast ära kaitsma, sest ta on alati olnud ohvriseisuses. Et need on need olukorrad, mis täna tekivad, et kuidagi ei ole hästi. Emotsionaalselt sa tunned, et ei ole läinud kuidagi paremaks, nii nagu sina oleksid oodanud. Sten, kuidas kohtunikule paistab? Ma siin enne kuulasin seda ütlust, et eelkõige lähedased peavad last kuulama ja uskuma. Ja mulle väga meeldis see mõte selles mõttes, et ega ka kohtunikud ja ametnikud usuvad last. Aga meie osa on selles mõttes natuke teistsugune, et me peame uskuma või samamoodi olema või peame uskuma mõlemat poolt või olema samas või mitte uskuma, aga olema avatud mõlema poole väidete suhtes ja olema kriitiline mõlema poole väidete suhtes. Et kui ma lugesin seda tänase vestluse tutvustust, siis seal tõstatati see küsimus, et kas meil süütuse presumptsioon järsku läheb liiga kaugele või muu taoline. Et sellega seoses tuleb esiteks öelda muidugi ära see, et süütuse presumptsioon ei tähenda seda, et eelistatakse süüdistatava seisukohta. Süütuse presumptsioon tähendabki seda, et tuleb arvestada mõlema poole ütlusi ja kui sealt jääb mingeid küsimusi üles, siis mingid kõhklused või kahtlused on, siis paraku tuleb lähtuda või tõlgendada süüdistatava kasuks. Aga mida ma tahtsin just öelda, et kohtud ja mulle see sõna iseenesest ei meeldi, aga kasutatakse õiguskaitseorganid. Meie roll on selline, et me peame lahendama selle, et kas kuritegu on toime pandud, kas meil õnnestub kujundada selles veendumus. Ja see roll on natuke teistsugune kui ütleme laste kaitse või siis ohvritega tegeleja roll. Et minu arusaam on just see, et väga oluline on see, et lapse lähedased ja samuti inimesed, kes tegelevad lapse kui ohvriga, nemad usuks last. Sellepärast, et ohvrit ei saa aidata muidu, kui teda ei usuta. Et kohtu jaoks on siin olukord natuke teine, et me peame natuke kriitiliselt suhtuma kõigesse. Ma tõmbaks paralleele, kunagi üks kohtu ekspertiise tegev psühhiaater selgitas mulle, et psühhiaatri jaoks, kes on ju ka arst, et see roll on kahetine, et kui ta on arst, siis kui patsient tuleb tema kabinetti ja kurdab, et tal on mingid probleemid ja tundub, et võiksid vastata need mingile tunnusele, siis ta peab uskuma, et sellel inimesel ongi see haigus. Ta peab panema selle esialgse diagnoosi ja selleks, et saaks hakata ravima. Samas, kui ta on ekspert, siis ta peab suhtuma nendesse väidetesse kriitiliselt. Ta peab kontrollima, et kas mingi kõrvaline info ka kinnitab neid väiteid. Et siin on kohtuolukord on natuke sama, et me ei saa nagu vabalt kõike uskuda. Ja ma proovisin kiiresti võtta kokku, kas ma oskan siis aru saada, et sa kirjeldasid mitut probleemi kindlasti, mitut väljakutset, mis süsteemi sees on, aga et mis see seis täna Eestis on, et kas me oleme sinu emotsionaalne hinnang võib-olla siis selle kohta, et kuidas sa seda kokku võtaksid nende laste õiguste, nende laste kaitsel, mis seisus me oleme? Sa kirjeldasid väga põhjalikult väljakutset, mis kohtusüsteemil on, aga sinu enda mingi selline kahe sõnaga tunnetus. Karistusõiguse seisukohalt ma ütleks, et iga selline juhtum, millega me tegeleme peame, on päris hirmus. Et kui me siin kuulasime neid lugusid, siis mõned lood tulid mulle oma praktikast, mitte nüüd need samad, aga samasugused lood tulid oma praktikast meelde ja need on kindlasti kõik väga kohutavad lood. Ja iga selline juhtum on hirmus, et see olemas on. Kohtu poolt vaadates ma pean tunnistama, et ma ei tea täpselt, kui palju on neid juhtumeid, kus
politseisse pöördutakse, aga kohtusse ei jõua, et mul seda statistikat ei ole. Need asjad, mis kohtusse jõuavad, need tavaliselt ka minu kogemuse järgi suuremas osas süüdimõistmisega lõpevad, et me teame kõik seda üldstatistikat, et väidetavalt Eesti kohtutes üldse kriminaalasjadest 99% lõpeb süüdimõistva otsusega. Et ma julgen oletada, et ka nende tegude puhul on sama. Et siin just tsiteeriti ka ühte pealkirja, kus öeldi seda, et tehti erakordne otsus, et sõna vastu olukorras tehti süüdimõistev otsus. Mina oma kogemusest ütleks, et see ei ole nii hirmus erakordne, sest olgem ausad, kõik sellised ütleme siis vägistamisasjad ja peresisesed vägistamisasjad, need on peaaegu kõik suuresti sõna vastu asjad. Et seal ei ole kuskilt mujalt mingeid muid tõendeid võtta. Ja selles mõttes mulle tundub, et nii palju kui võimalik kohtusüsteem siiski või õiguskaitsesüsteem laiemalt toimib. Kas me sellega saame selle probleemi täiesti ära kõrvaldada, et see on iseküsimus, et ma võin öelda ka seda, et minu kogemuse järgi need karistused, mis mõistetakse, need on ikkagi päris karmid. Kohati ma ütleks, et need võivad olla võrreldavad tapmise või mõrva eest või mõistetavate karistustega. Et seal võivad olla karistused üle 10 aasta vangistust. Aga teine küsimus on see, et ega karistus iseenesest kedagi ei muuda. Olgem ausad. Muudab see, mida inimesega selle karistuse ajal tehakse. Kas talle suudetakse pakkuda mingeid teraapiaid, kas ta ise on valmis ennast muutma. Et need on need peamised küsimused. Ühest küljest osa inimesi väidab seda, et seksuaalkuriteod on sellised, mille puhul on suur retsidiivsusrisk. Samas olen mina kuulnud ka väidet, et valdav osa karistatutest kunagi enam uut samalaadset kuritegu toime ei pane. Et kumb nendest nüüd see lõplik tõde on, seda on raske öelda. Aga karistusest tegelikult olulisem on see, et mida siis nende inimestega ette võetakse. Võib-olla probleem on see, et kui siin enne mainiti ka seda, nende lugude all mainiti ka seda tingimisi karistuste täitmisele pööramata jätmist, siis mõnes mõttes teatud juhtudel on need isegi karistusest efektiivsemad, sest need võimaldavad kontrolli selle üle, kuidas see inimene pärast süüdimõistmist edasi elab, mida ta teeb. Aitäh, Sten. Väga põhjalikult vastasid, suur tänu. Martin, natukene nüüd tekkis ju siin 2 vaadet tegelikult. Sa tundsid ise ka kindlasti seda. Üks oli natukene rohkem riigipoolne, oma võimu teostav, nii-öelda siis otsust langetav ja teine siis selline, naiste tugikeskus on ju vabaühendus, MTÜ, eks ju, et justkui kodanikuühiskonna osa. Ja need olid erinevad. Kus sinu tunnetus on? Ja, need olidki erinevad. Et ühel puhul räägiti siin karistusõigusest üldse. Et minu kogemus, kui ma neid juhtumeid vaatan või üldse vaatad seda numbrit siin, et kohus ja prokuratuur on üldse väga ebaefektiivsed organid tegelemaks ühiskonna probleemiga. Et mis meie ühiskonna viga minu meelest on see, et ohvriks käsitlemine toimub tihti alles pärast kohtuotsust, et oodatakse jube pikki silmi. Toome selle sama ühe endise peatoimetaja case'i. Asjaolud olid kõik avalikkusel teada, aga inimesed jäid ootama kohtuotsust, et kohus peab nüüd ütlema meile, et kuidas me peaksime sellest asjast nagu mõtlema. Et see moraalitunnetus ja inimese ohvriks käsitlemine võib vabalt toimuda ka enne kriminaalmenetlust, enne kohtuotsust, et see kohtuotsus karistamine, et see on nagu, sellel on oma otstarve ja peabki olema oma otstarve, aga tegelikult see, et me usume ohvrit, et see, ma olen seal enam-vähem samal nõul, mis kohtunik siin väljendas, et see
see ei peaks olema sõltuvuses sellest kriminaalmenetlusest, kuidas me ohvriga käitume, kuidas me teda kaitseme, kuidas me talle abi pakume, kuidas me teda usume. Heinike, kui sina tulid oma looga välja ja ma ei hakka seda lugu siin üle rääkima. Nii palju ma lihtsalt täpsustasin sinu käest, et see lugu oleks võinud olla ka üks nendest lugudest, mida me siin täna kuulsime hetk tagasi noorte esituses. Siis milline see sinu tuttavate, lähedaste inimeste, kellega sa oled sellest rääkinud, reaktsioon oli? Tuttavate lähedaste reaktsioon oli tegelikult väga toetav. Aga pigem, miks ma sellega nii hilja välja tulin, oli võib-olla see, et ma tegelikult varasemalt olin rääkinud seda oma emale ja sealt poolt tegelikult oli reaktsioon selline nii-öelda eituses elamine, et see kuidagi pani blokeerima seda lugu, et unustama, mõtlema, et sa tähtsustad üle midagi, et see kuidagi, ma arvan, et see lähedaste reaktsioon on tegelikult kõige olulisem. Ja tavaliselt seal on mängus hästi suured tunded ja häbi ja süütunne ja millele ei julgeta nagu otsa vaadata. Ja sest see eeldab seda, et sa pead selle probleemiga hakkama kohe tegelema. Ja ma arvan jah, et see lähedaste reaktsioon on tegelikult kõige olulisem. Aga võib-olla see laiem reaktsioon siis ka, et kui palju sa tajusid seda, et sinu lugu kas ei võetud tõsiselt, ei vähendati selle sinu jaoks olulise nagu tähtsust. Kui palju seda oli? Ma ei tajunud seda, et seda oleks kuidagi minimeeritud. Et jah. Ehk see läbiv teisisõnu ühiskonnas päriselt ei ole, mitte alati siis seda ei juhtu, Heinik. See näitepinnalt on see mõistmine kusagil seal ikkagi olemas. Võin ma niimoodi kokkuvõtte teha? Jah, ma arvan küll. Mulle endale vähemalt tundus nii. Et... Anna, kus me laste õiguste, laste kaitsmisega, väärkohtlemise eest oleme? Mis sinu see arusaamine selle osas on? No me oleme alguses, kui sa tahad mingit kohta teada, et see võib alati olla ju 100 ja 1000 korda võiks olla parem. Et kui me räägime ennetavas mõttes kaitsmisest, siis me oleme ka päris alguses, et Kristina ongi siin, eks ju, et rääkida sellest haridusest ja sellest, kuidas hea seksuaalalane haridus vanematele või lastele võib mingeid olukordi ennetada või vähemalt anda julguse või oskuse pöörduda kuskile, öelda, anda vanemale teadmise, et sellised asjad üldse toimuvad. Miks ma selle numbri panin siia, sest et ikkagi millegipärast, et Euroopa Nõukogu on öelnud 20% ja üks selline Eesti inimene vaatab seda ja ütlebki, et aga need on Euroopa lapsed on ja mitte Eestis. Eestis seda ju ei ole. Et irooniliselt ise ka oleme selle pilguga nagu vaadanud, et kuidas keegi näeb sellist infot, et mingi hetk me sobime Euroopasse mingite numbrite ja normide järgi. Aga kui me seda numbrit vaatame, ehk siis protsendi arvutamine, mida me Debiga just enne tegime, siis üle 50 000 Eesti lastest võiks olla need, kes on siis seksuaalselt väärkoheldud. Aga reaalselt need samad numbrid, mida ütlesid nüüd noored meil siin, menetlusse jõuavad 0,04% Eesti lastest. Ehk siis kus need lapsed on? Et kui praegu Heinike ütles, et tema ema ei uskunud teda. See ongi see, miks ma sellest usulast räägin, et emad, isad, sõbrad, tuttavad, et pöörduge, mõelge, uskuge, et kõige nagu hullem asi, mis saab olla või kõige parem asi, mis saab olla tegelikult on see, et seal ei ole midagi. Aga inimesed kardavad sekkuda eraellu, kardavad naabri kohta rääkida, oma lähedase kohta mõelda. Ja mis siis, kui äkki ei ole? Ja mõtle, kui piinlik, mina teatasin, et sellistest hirmudest ja sellistest asjadest üle olla. Et selles osas ma mõtlen, me oleme ikkagi päris alguses selle laste kaitsmise ja heaolu eest seismisega. Et kuidas me emadena, vanaemadena,
meestena, naistena, see tuli ka meil siit noorte sellest etüüdidest välja, et isad, kasuisad, vanaisad on need, kes seda teevad. Ehk siis ma vaatan, täna mul vist ei olegi nii palju mehi istunud kuulajaskonnas, et tavaliselt ma räägin õpetajatele, kasvatajatele ja emadele. Aga kahjuks on numbrid, eks ju, meeste poole kaldu ja need ei ole mingid võõrad mehed kuskil nahksonide ja nahkvestidega põõsastes, et need on meie enda mehed ja isad ja vanaisad kahjuks. Et see julgus nagu mõelda mingitel hetkedel, kui sul see kahtlus tuleb, et see võib nii olla, et seda julgust on tõsta. Inimese normaalne mõistus ei lase seda uskuda, nagu Venno Loosaare juhtum on ju, ta on ju meil Otto, Triin ja Jäppe. Me ei saa ju mõelda, et selline inimene saab sihukest asja teha, ma ei saa mõelda, et minu mees või minu isa. Et kuidagi sellest piirist natukene üle tulla, et me nagu julgeksime mõelda ja pöörduda ja lasta uurida, et uskuda last ja lasta uurida, et on meie poole pöördunud ka isasid, kelle osas me ütleme, kahtlus on isa osas, me võtame loo tegemisse ja tuleb välja, et seal ei ole tegelikult see isa kinnitus, see kahtlus. Ja siis tuleb isa, kes ütleb, kuidas te üldse julgesite minu kohta mõelda. Ja kui me niisuguses heas vormis suudame selgeks teha, et aga kui sinu lapse suhtes on sihuke kahtlus, et keegi teda väärkohtleb, et täna oled sina see kahtlusalune, õnneks see kahtlus ei saanud kinnitust, sa ju tahad, et me uuriksime su lapse kohta, kui su lapsel on, ma ei tea, katkine tussu või mis need märgid on, mis meid panevad kahtlema, sa ju tahad, et me uuriks, mitte ei mätsiks kinni. Et see on see koht, mida meil on hästi raske nagu sellest üle astuda ja mõelda oma lähedastest sellist asja. Kui Margo ütleb, et me oleme paari viimase aastaga nagu läinud tagasi sellel teemal, oled sa sellega nõus või mitte? Ma võib-olla natuke nõus, et me oleme paigal. Et kas või mina näiteks lastemajad, mida me oleme teinud selleks, et seksuaalselt väärkoheldud lapsi lapsesõbralikult aidata ja nendes vastikutes keerulistes protsessides last hoida, et saaks need keerulised toimingud tehtud, et ta saaks vajalikku abi. Siis et ütleme, kui see alguses läks käima 5 aastat tagasi, kui me alustasime neid lastemajasid, siis täna on kuidagi selline, et lastemajad on juba nagu normaalsus. Me tahaks rohkem teha, rohkemate lasteni jõuda, siis täna on natukene keerulisem laiendada seda lastemajade võrku, et ütleme, et kuhu riik oma ressursid paneb, kas meil on täna vaja või ei ole, et kui 3 juba on, et mingisugune norm on nagu täidetud, aga me tahaks nagu veel, sest tegelikult neid lapsi, kus need 50 000 last on, et ma tahaks nendeni jõuda. Ma tahtsin seda ka öelda, et viimasel ajal on tajuda sellist ühiskonna küpsuse puudumist sellel teemal teatud seltskondades. Kirjelda natukene. Et kui seksuaalkoolitaja käib lasteaiades laulmas nokulaulu, ta saab tapmisähvardusi pärast seda sotsiaalmeedias. Et inimene, kelle tegevuseks ongi ennetamine, kelle kogu eesmärk on see, et laps ei väärkoheldaks, süüdistatakse täpselt selles, mida ta üritab ära hoida ja ta saab veel tapmisähvardusi selle eest. Kui naistearstid teevad ettepanekuid mingite seaduseelnõude jaoks, näiteks, et kas alaealised võiksid minna arsti juurde ilma vanema loata. Võib-olla see vanem on just see põhjus, miks nad lähevadki arsti juurde, et inimestel on kinnistunud justkui see arusaam, et lapsevanem teab alati kõige paremini, ei tea alati kõige paremini. Mõnikord ongi lapsevanem just see peamine põhjus või probleem, mis tuleb lahendada. Ehk siis see küpsus, sellised kinnistunud väärarusaamad ja mul on tunne, et sellised asjad on väljendunud viimastel aastatel päris palju. Kristina. Ja ma siia küpsuse juurde tahaks lisada seda, et minu meelest Eestis on üks selline kummaline arusaam, et laps on vanema oma. Laps ei ole vanem, minu 4 last ei ole minu omad. Nad on inimesed, kes on meie peres kasvamas, jah, väiksed inimesed, aga nad ei kuulu meile. Et siin on ka hästi palju sellist selgitamist või siis selle teema avamist ka lapsevanematele. Et sa oled lapse elu saatja, sa oled ja kui läheb hästi, siis on tal väga hea meel sinuga väga pikalt koos seda teed käia, eks. Aga et ta ei kuulu sulle, lapsel on õigused. Ja seksuaalkasvatus, seksuaalharidus on üks nendest õigustest, mida me küll näeme rõõmuga, niivõrd kuivõrd rõõmuga, sest tegelikult selle taga on ju väga õõvastavad lood, mis meedias on esile tulnud, on lapsevanemate ja ka spetsialistide, kes laste ja noortega töötavad, nende huvi seksuaalhariduse ja seksuaalkasvatuse vastu. Et eelmisel õppeaastal siis septembrist kuni
mai lõpuni äkki koolitasin kusagil 700 lapsevanemat. Et see on kaugelt rohkem, kui on olnud varasemalt ja väga palju on päringuid ja vajadust ja huvi seksuaalkasvatuse järele. Aga minu meelest ei ole meil päris selgelt lahti selgitatud, mis minu meelest tegelikult ei olegi. Et mis see seksuaalkasvatus selline on? Et miks lähevad inimesed pingesse selle peale, kui räägitakse, et lasteaeda tuleb inimene, kes nüüd räägib seksuaalsuse teemadel, siis vastuseis tuleb tihtipeale sealt, et mina küll ei taha, et minu lapsele seksist räägitakse lasteaias. Mina ka ei taha, et minu lapsele seksist lasteaias räägitakse, aga see ei olegi lasteaiaealiste laste seksuaalkasvatuse eesmärk. Et eesmärk on ikkagi ennekõike see, et minu keha, minu tunded, see on tundekasvatus, see on väärtuse kasvatus. See, et minu keha on minu oma ja teiste kehad on teiste omad. See, et iga keha osa jaoks on õiged nimetused, et on peenis, on vulva. Me ei nimeta koodnimetusega erinevaid kehaosasid, sest kätest me räägime ka kui kätest ja pea on ka pea. Ja kõik sellised asjad käivad siia juurde ja siia on väga palju vaja ka riigipoolset tuge tegelikult taha. Sest on juhtunud niimoodi, et jah, kui kunagi oli ressursse vähe, siis noorte seksuaalharidusele pandi päris palju rõhku. Ja me võime öelda, et Eesti on selles osas heas seisus. Meid tuuakse esile ka maailmas ja nii-öelda sellise eduloona noortenõustamiskeskused ja seksuaalharidus. See, et Eesti õppekavades on olemas seksuaalharidus, see on edulugu. Jah, see on, ütleme niimoodi, et väga kõikuva kvaliteediga kooliti. Et on väga super ja on selliseid koole, kus on päris palju muresid selle seksuaalharidusega ja inimese õpetuse raames siis seksuaalkasvatusega. Aga et me oleme päris tublisti liikunud. Aga me peame, ma pöördun siin ka nagu riigi poole ja otsustajate poole ja rahastajate poole, et ka lastevanemate haridus ja spetsialistide haridus vajab väga palju toetust. Et kunagi oli ressursse vähe, praegu meil tegelikult ressursside taha ei tohiks see asi jääda, et lapsevanemaid toetada. Kui me mõtleme selle aastal olnud lugude peale ja siin just seesama ka selles läbimängus kõlanud treeneri lugu oli kevadel üks väga hea tester, mis näitas, no ma ei tea, võib-olla Martin ja Martini kolleegid ise kuidagi nii-öelda hoidsid seda teemat üleval, aga see ei saanud hinnanguid nii kiiresti, kui see ükskõik millist, ütleme, lääne ühiskonna keskkonda vaadates, siis nagu on järjekord mõistmaks hukka, andmaks hinnangut. Meil võttis see aega päevi, tegelikult nädalaid, et see lugu siis, mis seotud sellesama treeneriga ja väärkohtlemisega, et see nagu kuhugi jõuaks. Ja see mulle nagu ütleb kuidagi, et me päriselt ühiskonnana ei ole selle hinnangu andmiseks valmis. Meil ei ole see kompass nagu õiges kohas. Miks? Kas sellel on mingi selge põhjus? Et kui ma vaatan, et Kristina haarab mikrofoni järgi, siis võiks ju olla vastus, et äkki ongi koolituse puudus. Ma arvan, et see ei ole see. Mida teie arvate? Mis see on? Mis see põhjus on? Ma arvan, et põhjus on osalt, kui me vaatame, mis nagu toimuma hakkas, eks ole, inimesed tegelikult jagunesid mitmesse leeri ja väga palju on neid inimesi, kes vaatavad süüdistavalt nii-öelda ohvri poole, et miks sa otsid suhet endast vanema mehega, sul on juba mitmes suhe endast vanema mehega, need on normid, need on tobedad soonormid, need on ohvri süüdistamine. See on see, ma ütlen siis välja sellise sõna nagu litsistamine ehk siis tütarlaps, kes on sellises olukorras, saab pigem külge mingisuguseid negatiivseid silte, sellepärast, et tema on selles olukorras. Et esmalt pöörduvad need näpud siis, ma ei tea, sõna ohver on kohane vast siin kasutada, ohvri poole. Ja siis alles hakatakse vaatama, mis seal taga on. Kui hakatakse. No ega me ikka oma hoiakutes oleme seal kiviajas. Me tahame mõelda, et me oleme juba kuskil maal. Aga kui sa hakkad ükskõik kellega rääkima, siis võtame tavainimesel või kodanikena, siis ikka tuleb see sama asi välja, et aga kas ikka? Meil on mugav olla seal, kus me oleme.
ja uusi oskusi omandada või arugi saada, et koolitustel käivad ikka ühed samad inimesed. Sa võid sinna, me oleme teinud ka Pärnu linnavalitsusse koolituse, sinna tulevad need, kes tulevad, aga ega siis linnavalitsuse oma inimesed ei tule, eks ole. Et noh, kala mädaneb peast või ükskõik kust, aga ma siit tuleks edasi selle Anna jutuga, et on väga palju emasid, kes ikkagi usuvad oma last. Et meil just paar kuud tagasi oli 2 juhtumit, kus väike lastega, suurem laps juba võib-olla seisab iseenda eest või väljendab ennast paremini. Aga väike lastega ema uskus seda, mida laps hakkas ühel hetkel rääkima, mis tema enda isa oli temaga teinud. Ema uskus, ema pöördus politseisse, igasugusi ülekuulamisi tehti, kõiksugu protsessid tehti ära. Lõpuks asi lõpetati, kuna ema ja lapse jutt läheb kokku. No ei saa sellega kohtusse minna, keegi mõjutab kedagi. Et noh, nii kummalised lahendid tulevad, et noh, kui siin enne oli juttu, et kui palju jõuab üldse kohtusse, noh siis paljud asjad ei jõuagi, sest tunnistajaid ju ei ole. Ja jälle seesama koht, eks ole, et noh, kus see hoiak tuleb, et kus see arusaamine või pädevus, et noh, kui ei osata, kui ei saada aru, kui laps hakkab emale rääkima ja ema usub ja ema räägib seda edasi, siis need jutud lähevadki kokku. Ja siis on niimoodi, et tõsta käed püsti ja mõtle, et kus riigis me elame. Sten, kas kuidagi on seda võimalik selgitada, miks nii läheb? Jah, nii nagu ma enne ütlesin, et tõenäoliselt suur osa nendest asjadest, mis kohtusse jõuab, need lõpevad süüdimõistva otsusega. Sellega ongi see, et prokuratuur on ses osas üsna ettevaatlik. Et nad hindavadki enne ise seda, et kas neil on piisavalt tugevad tõendid selleks, et minna kohtusse. Ja vaat see ongi selle konkreetse politseiniku ja konkreetse prokuröri sisetunnetuse küsimus. Et kas ta näeb seal mingeid probleeme nendes ütlustes, et kas tal piltlikult öeldes läheb mingi lambike põlema, mingi häirelambike. Et seal on et neid põhjuseid, miks võib tekkida kahtlusi nendes ütlustes, et need ütlused on rünnatavad, neid võib olla erinevaid. Need võivad olla see, et ütlused on väga üldsõnalised näiteks, et esitatakse ainult mingeid väiteid, et midagi juhtus, aga täpselt ei suudetagi kirjeldada või siis ka näiteks see, et seda, mis tehti, selle osas on hästi detailsed kirjeldused, aga midagi muud ei suuda meenutada sinna ümber. Et neid asjaolusid, millest võib tekkida see kahtlus, on erinevaid ja see ongi igal konkreetsel juhul seda asja menetleva inimese otsustamise küsimus, et kas ta usub või mitte. Ja miks siin võis nagu selles asjas see niimoodi minna, ongi see, et võib-olla menetlejate kogemus on ka see, et tavaliselt emad ei usu lapsi. Et ka nendes kriminaalasjades need asjad, mis kohtusse jõuavad, ka nendes on näha, et emad ütlevad, et ei, ma ei näinud midagi, et meil kodus, et kuidas selline asi üldse sai juhtuda ja ma ei usu, et mu mees midagi sellist teeks või et see, et usutakse paraku on erandolukord. Ja mis veel võib mõjutada, on see, et on ette tulnud ka olukordi, kus on tõesti tulnud välja, et lapsi ongi treenitud mingeid ütlusi andma kodus. Et on ka selliseid näiteid olnud. Margo, kas sa said vastuse siit praegu? Ei saanud. Sest laste ülekuulamise kohta on Justiitsministeerium välja andnud väga ilusa raamatu, kus on kõik kirjas ja tegelikult minu jaoks on ikkagi see puhas pädevuse küsimus. See on lihtsalt see, et see kompass ikkagi ei ole nagu selles õiges kohas. Sa tunned seda? Just. Tehtud on ju politsei hulgas ka, politseiuurijate hulgas küsitlusi, hoiakute, uuringuid ja ma ei tea küll, kuidas need pedofiiliakuritegude puhul väljenduvad, aga näiteks naistevastase vägivalla puhul on näha neid, et need hoiakud, mis on laias ühiskonnas, kajastuvad ka politseis, kajastuvad ka teatud ametnike hulgas, et me ei saa ette kujutada, et need hoiakud, mida me näeme enda ümber, et need ei kajastu näiteks kuskil uurimisorganites. Et ka see, ma ei ütle, et see on nüüd peamine probleem, aga see on kindlasti mängib rolli siin ka. Ma nüüd ei oska konkreetselt midagi öelda ühe või teise politseiametniku või prokuröri hoiakute kohta. Mida ma kindlasti oskan öelda, on see,
et laste ülekuulamise puhul ongi menetluse nõue see, et seda võivad teha ainult vastava koolituse läbinud uurijad või siis peab olema lastekaitseametnik selle ülekuulamise juures. Nende ülekuulamiste puhul on veel tingimusi, et need salvestatakse, videosalvestatakse, et oleks kõik kontrollitav. Ja jah, et kui minu eelmisest vastusest nagu sellist otsest vastust ei saanudki, siis moment ongi see, et lõppkokkuvõttes meil võib olla igasuguseid reegleid, aga lõppkokkuvõttes taandub see, et kas minna asjaga kohtusse või mitte, konkreetse inimese hinnangule, tema elutunnetusele, et sellest ei saa kuidagi mööda. Ehk see konkreetne prokurör ikkagi teeb selle otsuse. Heinike, sa tulid oma looga välja alles hiljuti, eks ju, et miks sa varem ei tulnud? Kas sa otsisid varem enda jaoks abi siis, kui need sündmused aset leidsid? No kõigepealt lisaks seksuaalsele väärkohtlemisele oli mul ka väga vägivaldne nii-öelda lapsepõlv, üleüldse füüsiline vägivald oli selline ülepäeviti esinev. Ja selle probleemiga ma tegelikult juba lapsena pöördusin politseisse ja see nõudis väga suurt julgust lapsena minna kellelegi võõrale rääkima lihtsalt ainult füüsilisest vägivallast. Ja sellel hetkel sain tagasisideks selle, et ma olen hull laps ja mind peabki toas luku taga hoidma. Ja see on peresisene asi ja keegi ei sekkunud. Ja edaspidi tegelikult, kui ma laps olin, siis süvenes selline nagu justkui arusaam, et see on normaalne, mis toimub. Ja siis edasi ma lihtsalt olen püüdnud kõike seda unustada. Ja ma arvan, et enamus ohvreid pigem ei taha sellest nagu ise iga kell rääkida, vaid unustada. Ja siis sa teed kõike selleks, et seda unustada, et mitte mäletada. Aga mitte tegeleda sellega. Jah, mitte tegeleda. Nii kaua, kuni aju hakkab ise tegema oma tööd sinna juurde, et enam ei toimi need võtted, mida sa oled nagu katsetanud. Ja siis see tuleb lihtsalt pinnale. Sa ütlesid juba politsei, et kus kohas sa siis tegelikult abi said? Kus see abi hakkas või nii-öelda sa ei saanud abi, eks ju, aga et kus sa seda abi otsisid? Mis institutsioonid või inimesed need olid? Politseid sa juba nimetasid. Kas ise helistasid politseisse? Ei, ma läksin kohale, ma põgenesin 5. korruse aknast rõdule, et politseisse minna. Aga siis ma olin laps, et ma lapsena rohkem tõenäoliselt abi endale ise ei otsinud, psühholoogi juures ma ei käinud. Et minu esimene kokkupuude oli psühholoogiga täisealise. Kas koolis keegi märkas, pani seda tähele, kas koolis su käest küsiti selle kohta midagi? Ma ise arvan, et ma olin suht normaalne laps, et ma varjasin päris hästi kõike seda, mis toimus. Eks ma olin nagu mässumeelne ja võib-olla jah, selliseid sõnatu rääkimise viise minul esines. Ma segasin tundi ja panin poppi ja tegin kõike seda. Aga üldpildis ma arvan, et ei paistnud midagi välja. Kui ma üldse mitte kellegi käest ei saa seda küsida, siis peaaegu Debi, sina oled ilmselt see, kelle käest seda ei ole mõtet küsida, sest et sul on ema kodus, kes teab, on sind nagu valgustanud kõige selle osas. Aga ma mõtlen, et kas tänased noored, tänased lapsed, kas nad teavad, kelle käest abi otsida? No kuna minu seltskond on minust enamasti vanem ja kõik on täisealised ja millegipärast alati leidakse, et ma olen see inimene, kellele nad siis saavad rääkida, kui nendega on kunagi midagi juhtunud. Ja kui nad mulle siis räägivad seda ja ma kuulan, sest et mulle on õpetatud, et kõige lihtsam on lihtsalt kuulata ja otseselt midagi öelda ei saa. Siis mu küsimus on alati olnud, et nagu, aga mis sa tegid, kui sa olid laps ja sulle tehti nii, et mis sa siis tegid, et kui sa ütlesid oma emme, et minu esimene mõte oleks see, et ma ütleks oma emmele.
ja siis kui mul siis tuttavaga siis rääkisin ja siis ta ütles, et ta rääkis oma emale, et temaga oli too juhtunu, siis ema nagu reaktsioon oli see, et siis teda, kes teda siis ära kasutas, oli tema onu, kes elas siis nendega, et ta saadeti lihtsalt minema ja et aga edasi kuskil ei tohtinud sellest rääkida, sellepärast et nüüd, kui ta on täiskasvanud, siis ta rääkis uuesti sellest temaga ja ta tahaks ise seda oma elus justkui lahendada, aga et ei lubata edasi rääkida, sest ta on pereliige ja muidu ta ei ole enam perejõuludele oodatud, et kui ta nüüd tooks selle ette, sest ta on ikkagi, see onu on siis pereliige ja et kui sa sihukese asjaga nüüd nagu välja tuled, et siis sa ei sobi nagu perre, kuigi tegelikult, kes sinna perre justkui ei tohiks sobida, oleks pigem see onu, kes nagu on teinud midagi halvasti. Aga ma täpsustan, kas lapsed teavad, kuhu pöörduda? Vabandust, et no mina kindlasti tean, sellepärast et minu emme, ja ma olen kindlasti oma sõprade seas teinud selle selgeks, et kuhu pöörduda, sest et ma reklaamin väga palju lastemaja ja lasteabi ja 116 111, et mis on siis, kuhu saab kirjutada, helistada, et kuidas endal siis mugavam on. Et minu ülesanne ongi, ma arvan, siin ühiskonnas lihtsalt teha võimalik palju teavitustööd, sest et jah. Kuidas meil sellega laiemas laastus seis on? Ma küsin teiste käest ka edasi. Et see ei ole ju nii, et seesama 20%, need lood, mis juhtuvad, nüüd otsin üles selle Sotsiaalkindlustusameti kodulehekülje ja hakkan sealt vaatama, kuhu helistada. Lasteabi lehekülg, ärge Sotsiaalkindlustusameti lehekülg, sellepärast. Sealt hakkan vaatama lasteabi edasi. Lasteabi on hästi palju lihtsam, jah. Aga siin ongi takistused, et kus see üle 50 000 lapse on, et nad ei ole nagu teadmatuses. Ma arvan, et 50 000 last ka teavad lasteabi numbrit. Aga... Sa tõesti arvad seda, et küsid nende käest ja nad teavad? Ma arvan, paljud teavad, et lasteabi inimesed, kes siin ka kuulavad, saavad öelda, et tegelikult me oleme teinud uuringuid, et kui palju lapsi teavad. Lapsed teavad rohkem kui vanemad inimesed. Et lapsed teavad tegelikult, et muidugi on lapsi, kes vähem, kes ei tea või kes teavad, vajavad numbri sassi, aga osadel on nii meeles, nagu Debi praegu ütles. Et järjest rohkem see teadlikkus tõuseb, kuhu pöörduda, just lasteabi, sellepärast millegipärast see 112 ikka natuke hirmutab last. Et see anonüümne võimalus pöörduda, justkui rääkida kellestki sõbrast, et see teadlikkus on küll kindlasti tõusnud. Aga laias laastus on nagu 2 põhjust, miks lapsed ei pöördu. Et kui me arvame, et see 50 000 Eesti last on väärkoheldud ja nad teavad seda lasteabi numbrit, ütleme kasvõi pooled nendest ehk 25 000 last teavad, siis nendest 25-st pooled kardavad pöörduda, sest et ähvardused, manipuleerimised, mida need väärkohtlejad on siis lapsele öelnud, siin tulid ka ju etüüdidest välja, et ähvardatakse, manipuleeritakse. Siis teine pool, kes armastavad hästi seda inimest, kes neid väärkohtleb, et need on ju lähedased ja head inimesed, ja ka need väärkohtlejad loovad sellest, ütleme, haigest suhtest justkui armastuse. Lapsele ütlevad, et see on meie salaarmastus, ära räägi sellest. Et isegi kui ta on salaarmastus ja vale, siis selle lapse jaoks ei ole see vale. Tema südames on ikkagi see suur armastus. See on nagu teine ja kolmas on see, kes ei tea, kuhu pöörduda või ei tea, mis saama hakkab. Et kui ma pöördun, mis siis saab? Kas läheb keegi vangi? Kui ma kuulen, et läheb vangi, no siis ma ei taha, et ta läheks vangi. Et reaalselt viimasel ajal ma olen nagu märganud seda reaalselt juhtumites, kus lapsed nagu väga-väga muretsevad, et mis mu isast saab siis. On need siis poisid või tüdrukud, sest väärkoheldakse ju ka poisse väga palju. Et põhimure on, et kui ma räägin, mis siis mu issist saab, mis siis saab. Et ja siin on äkki saab kommenteerida võib-olla selline riigi prokuratuuri ja kohtusuund, et täna me peame, kui me hakkame lapsega vestlema, olgu see siis lastekaitsetöötaja või väljaõppe saanud uurija, et sa ei pea oma lähedase vastu tunnistust andma. Ja kui me nagu lapse sõbralikus keeles, mida mina tahan, et see menetlus oleks lapsele arusaadav, et ma lapse sõbralikus keeles pean talle ütlema, et kui sa nüüd räägid oma issi vastu, siis ta võib vangi minna. Kui sa ei räägi, siis ta vägistab sind edasi. Nii me kindlasti ei ütle kunagi. Aga kui ma tahaks, et päriselt laps saaks aru sellest, oma õigusest aru saada, mis asi on kriminaalmenetlusprotsess ja mis saama hakkab, kui ma räägin, siis me justkui peaks nii ütlema, et laps saaks aru. 5-aastasel hakkan ütlema, sul on õigus mitte tunnistada, see raske keel, eks ju, mida ülekuulamisel lastega tehakse ka. Lastemaja ongi selleks ellu kutsutud, et me oleme need vahepealsed inimesed, kes püüavad nagu lapsele arusaadavas keeles selgeks teha.
meil ei ole täna õigust öelda niimoodi, et kui sa isa vastu tunnistust annad, ta läheb vangi, onju, võib minna, aga ei pruugi ka muideks minna, sest et võivad teistsugused otsused olla, me ei tea, onju, võib-olla vägistab edasi. et see on niisugune hästi ütleme labaselt selgitatud, aga mul vahel tundub, et et see nii on ja see paneb ka lapse kahtlema, et kui kuskilt mingi laps kuuleb teise lapse käest või loeb neid lugusid või needsamad lapsed, kes täna tegelikult meile esitasid, nad on ka lapsed, onju, Debbie on ka laps. Et kui nad teavad, et kui ma räägin, siis midagi ei juhtu või kui ma räägin, ma pean veel minema kohtusse tunnistama, seisma seal, ütlema jah, see mees mind vägistas, see paneb ka piduri kõik peale. Nad ei lähe, juba see paneb ka sellise hirmu, et pigem see protsess juba iseenesest, et ma parem ei räägi. Elan üle, võib-olla lähen teraapiasse, eks ju, kui mul hästi läheb, siis ma lähen teraapiasse ja see on oluline. Aga siis jäävadki ringi käima need, kes siis neid 150 000 väärkohtlevad. Minu kogemus jälle, kui ma vaatan kriminaalmenetlusi üldse, mitte ainult lastevastast, et isegi täiskasvanul on selles maailmas ju väga raske hakkama saada. Ka täiskasvanute vahelise vägivalla puhul ju küsitakse, aga miks sa ei läinud ja miks sa ei pöördu. Ja seal on täpselt, et seal on alati selline, esiteks on see vägivallaga kaasneb tihti mingisugune manipulatsioon, lastevastane manipulatsioon on nagu eriti selline mõjuv võib-olla, aga see toimib ka täiskasvanute puhul. Ja siis kujutagem nüüd ette, me paneme lapse sellesse situatsiooni, et seepärast ma siin ütlesingi, et see kohtumenetlus, kriminaalmenetlus, et see ei olegi kõige ideaalsem lahendus sellise ühiskonna probleemi nagu lastevastane vägivald lahendamiseks. Jah, kahtlemata lapse jaoks on menetlus traumeeriv. Iga ohvri jaoks on menetlus traumeeriv. Nii palju kui võimalik menetlejad püüavad seda vältida, aga see formaalsus iseenesest täielikult seda välistada ei lase. Aga lastega on muidugi see, et kuni 14-aastased lapsed ei pea olema kohtus süütlusi andma. Et selleks ongi see videosalvestamine, et nende see nii-öelda traumeeriv kogemus piirduks selle ühe korraga, kui ta peab politseile ära rääkima seda, et mis temaga juhtus. Ja vähemalt reeglina nad ei pea seda uuesti läbi tegema. Ja mis nüüd puutub sellesse, et lapsele tuleb selgitada, et mis siis võib juhtuda ja nii edasi, et seesama videosalvestamine on ka selleks, et saaks kontrollida, et kuidas talle selgitati, et millised tema õigused on ja et kas ta peab ütlusi andma või ja nii edasi. Et ka see oleks kontrollitav. Ja mis ma veel tahtsin öelda on see, et nii nagu ma juba enne ütlesin, et laste ülekuulamisel on nõutav, et sellel ülekuulajal oleks endal vastav koolitus läbitud, mis tähendab seda, et riik nii palju kui võimalik üritab ikkagi seda, et lastega tegeleks sellised menetlejad, kes oskavad seda teha. Mis siin teine tahk on see, et miks ei pöörduta, ongi see üks asi minu meelest, mul on jäänud mulje nende menetluste põhjal, millega mina olen kokku puutunud, on kahjuks see, et lapsed tunnevad ise, et neid ei usuta nende oma peres. Et kui juba peres ei usuta, siis on väga raske minna kuhugi väljaspoole rääkima sellest, mis temaga on juhtunud. Ja kui minnakse, siis tõesti juba väga palju hiljem, kui on väga raske koguda tõendeid. Ja üks asi ongi see, et Justiitsministeeriumi statistika järgi, mis siin vist ka enne käis läbi, 77% laste vastu toime pandud seksuaalkuritegudest on toime pandud siis nii-öelda lähikonna inimeste poolt, et mitte siis ainult pereliikmed, vaid ka näiteks naabrid või muu selline, muud inimesed, kellega käiakse tihedamalt läbi, aga umbes pool nendest siis omakorda on sõna otseses mõttes pereliikmed. Ja oma pereliikme vastu on väga raske ikkagi ütlusi anda, et seal ongi need samad tegurid, et lapsed tegelikult väga palju mõtlevad selle peale, et mis nende perest edasi saab. Mõtlevad selle peale, et kuidas on ema ja isa suhted edaspidi, millised on tema enda ja isa suhted edaspidi. Et just kõige viimane selline kriminaalasi, millega ma pidin tegelema, oli selline, kus maakohtu otsuse peale esitas apellatsiooniga kannatanu ehk siis laps, keda oli väärkoheldud. Ja tema soov oli ka see,
et ta võõras isa ei läheks pikaks ajaks vangi. Just sellepärast, et ta ütles, et see lõhub tema perekonna ära. Ja selles mõttes sellises olukorras on ka kohus väga keerulises situatsioonis, et ühest küljest ohver ise soovib, et sealt ei tuleks karmi karistust. Teisest küljest tegu, mis on toime pandud, eeldab karmi karistust. Ja selle juures tekib muidugi ka lisaküsimus see, et kui palju sellest ohvri soovist on siis tema enda siiras soov ja kui palju võib seal olla ka peresurvet. Et ka see küsimus tuleb sinna juurde. Aga seal on ka see, et selle sama raviga on niimoodi, või selles kriminaalasjas algusest peale sooviti, et karistuse asemel pigem suunataks süüdistatav ravile. Aga selliste seksuaalkuritegude puhul, kus tõesti on siis vahetu kontakt, mis ei ole interneti teel toime pandud või ahvatlemine või midagi muud taolist, vaid ongi siis vägistamine või vahetu seksuaalne tegu, siis nende puhul on karistused nii karmid, et seadusest tulenevalt ei ole võimalik karistust asendada raviga, sellepärast et seksuaalkurjategija raviga saab asendada kuni 2 aastat vangistust, aga vägistamise, lapse või alaealise vägistamise puhul karistused algavad 6 aastast vangistusest ja lapseealise seksuaalse puudutamise puhul juba karistused algavad 3 aastast. Nii et nende inimeste puhul isegi nagu lihtsalt karistust asendada raviga ei ole võimalik. Anna, sul oli näpp korraks püsti, kas see mõte läks ära juba? Ma arvan, et see mõte läks ära praegu, jah. Ma siis võtan su mõtte üle, tuli siia. Et see küsimus oli see, eks ole, et kas lapsed teavad, kuhu pöörduda. Ma usun, et Deebi vanus, et minu lapselaps on 10-aastane ja minu enda laps on kuskil üle 30, et see põlvkond teab väga hästi juba, kuhu pöörduda, mida teha. Et juba meie kõik, kes me tegeleme selle asjaga, tunneme seda ohvrit ja teame neid asju, meie kodusid ju ka kuulevad. Mitte, et meil ei räägi kodudes lugusid, vaid me räägime seda, mis ühiskonnas toimub. Ja need lapsed, minu 10-aastane lapselaps, poisslaps teab väga hästi, mis on naiste tugikeskus, mis tuleb naiste tugikeskuses teha. Kui vanaema läheb, siis ta läheb. Et siis, aga mis on hea selle asja puhul, et kuna ma tulin eile ju laagrist, emade ja laste laager, siis lapsed tegid meile viimasel päeval ise viktoriini. Meil ei olnud kuskil mingeid flaiereid, ei lasteabitelefoni ega ohvriabitelefoni kohta. Ja nemad küsisid emade käest, palun kirjutage lasteabitelefoni number ja ohvriabitelefoni number. Nemad teadsid seda. Nii et asi on parem, kui ta paistab, vaid me peame ära ootama, kui nad suureks saavad. Kuidas emad teadsid? Kelle viktoriin tehti? Me kamba peale vastasime ära, mina hoidsin eemale. Mul ohvriabi number on ikka peas. Okei, ehk ma julgen siit teha nagu selle järelduse, et ühest küljest see ohvriabi number on ja osatakse ka sinna ilmselt helistada. Ja kui me ütleme üldist pilti vaatame, et siis paranemise punkt on parem seksuaalharidus. Parem arusaamine sellest tõenäoliselt on see teekond sinna. Aga mis aitaks nagu süsteemis, et me oleme nüüd siin mitmeid asju kuulnud. Sten on juriidiliselt, ma usun, erakordselt korrektselt laveerinud kõikide nende punktide vahel, et mitte süüdistada otseselt süsteemi, aga siiski samas möönnud. Ja siis Margo on öelnud ja Anna on öelnud, et me oleme nagu seisame ja et see süsteem ei lase piisavalt hästi läbi neid samu lugusid, neid samu probleeme. Mida me peaksime tegema? Kas see on lihtsalt kusagil mingite seaduste ümberkirjutamine? Kas mingeid menetluse muudatusi oleks vaja, et kaitsta paremini last selle teo, mis on toime pandud jätkumise eest, kui ta läheb abi otsima? Et ta ei peaks nagu 5. korruse rõdu kaudu põgenema ja politsei juures käima ja siis tulema tagasi ja mitte abi saama, eks ju. Et see oli dramaatiline näide, võib-olla täna, kui selline asi juhtuks, teaks kuhu helistada, eks Heinike ka. Aga et kuidas nagu seal seda läbilaskvust suurendada, et me tõesti saaks aidata seda last?
me pole täna ühtegi polli selles vestluses siin teinud, et rahva käest küsiks sellist asja. Ma ei tea, kuidas nüüd õigesti küsida, ma oleks võib-olla võinud enne välja mõelda, aga meil on lastekaitseseadus Eestis, mida paljudes riikides ei ole. See on ka jälle üks Eesti võit. Ja lastekaitseseaduses on üks sihuke punkt. Kõik inimesed, kellel on infot, et on olemas kuskil abi vajav laps, peavad sellest teavitama. See on seaduse järgne kohustus. Noh, ma millegipärast kahtlen, et siin on inimesed, kes nagu töötavad selles valdkonnas ja on huvitatud ja nad teavad seda. Aga noh, kes on eraisikud, kas te teate, et kui te näete kuskil abi vajavat last või teil on infot abi vajavast lapsest, teil on seaduslik kohustus teavitada kas kohaliku omavalitsuse lastekaitsesse või 116111. See on seadusesse kirjutatud lastekaitseseadus. Aga kahjuks ma usun, keegi kätt ei tõsta, mina tean, osasid nägusid ma tean tuttavaid siin on, et nad teavad ja kes siin noogutavad. Aga kas seda seadust täidetakse? Et ma kardan, et mitte või ma tean, et mitte, sellepärast et inimesed ütlevadki, et jah, ma juba aasta tagasi tegelikult kuulsin seal kõrvaltoas korteris niisugune lärm oli ja ma arvasin juba aasta otsa, et seda last pekstakse ja nüüd ma mõtlesin, et ma nüüd teavitan ja näed, oligi nii, et aasta otsa, eks ju, laps sai igatepidi väärkoheldud, et me ei võta seda inimest vastutusele, on ju, eraisikud kindlasti mitte. Kui palju võetakse vastutusele mitte teadmata jätmisest ametnikke, ma seda ka ei tea. Minu meelest, seda on väga vähe tõesti, aga kindlasti on neid ametnikke rohkem, kes ka ei teavita, kellel on infot. Et meil on seadus, aga me ei kanna seda seadust sellepärast, et meil on mingid hoiakud, millest me alustasime tegelikult, meil on hoiakud. Kindlasti siin istuvad inimesed teavad seda kurikuulsat näitust, mis oli tehtud riietest, mis oli inimestel seljas, kui neid seksuaalselt väärkoheldi. Ja ma olen oma koolitustel ka, ma koolitan, eks ju, lapsevanemad ja laps samamoodi, et mis te arvate, mis riided seal olid? Seksuaalselt väärkoheldud inimeste riided. Ja siis tuleb kohe pähe kõigil mingisugused litritega topid, miniseelikud ja kõrged kontsakingad, et kindlasti olid need riided seal. Aga tegelikult olid seal beebipodid, naiste kodukitlid, dressid, täiesti tavalised inimesed, tavaliste inimeste riid. Beebipodid ja lasteriided üldse nagu hirmutavad inimesi siuksel näitusel. Et see oli ka siuke hoiakute muutmiseks hea näide, et need ei ole naised, kes ise lähevad peole ja on süüdi selles, et need on seksuaalselt väärkoheldud, on tavalised inimesed, keda kodudes enamasti siis väärkoheldakse. Et see hoiakute muutmine, Tepil oli tegelikult üks hea. Kas ma võin öelda või tahad ise öelda, mis hoiakute? Las ta ütleb ise. Et jah, hoiakutest, mida ma olen siis nagu täheldanud, et kui oli see Venno Loosaar teema, et siis hästi paljud olid selle vastu, et kindlasti tema süüdi ei saa olla, onju. Näiteks minu laste lõpetamisel isegi ta oli ja et hästi paljudel oli see arvamus, et kuna ta on nagu ikkagi lastega töötanud ja et ta on nagu armas inimene justkui, et siis tema kindlasti pole midagi teinud. Aga näiteks kui mõni tumedanahaline inimene on midagi sellist teinud või arvatakse kasvõi, et midagi sellist on teinud, siis ta on kindlasti teinud ja ta peaks kohe ahju minema ja et ta kas peaks mingi Raekoja platsil, ma ei tea, ära tapma. Hästi palju erinevaid kommentaare niivõrd see on. Aga et kui on nagu armastatud valge Eesti inimene, et siis kindlasti ta seda ei teinud ja ta kindlasti ei teeks ka, et ta on ju meie inimene. Martin. Ma juba seda kõike ju mainisin ka, eks ole, et kindlasti on palju, miljon asja, mida saaks teha. Et anname raha juurde siia, kuulame eksperte, ei kuulata eksperte alati. Seistakse vastu ekspertidele, kui eksperdid ütlevad, et on probleem, palun lahendame. Ei saa lahendada. Ja muidugi hoiakud, et me räägime siin, et kui hästi on lapsed kursis, kui hästi lapsed teavad, kuhu pöörduda, kas nad pöördusid, aga täiskasvanuid tuleb ka harida ja võib-olla tuleks isegi rohkem harida, et võib-olla see, kus see seisma jääb, on ikkagi täiskasvanud, mitte see laps või see ohver, et ohvris ju võib-olla ei ole see probleem. Ja võib-olla see ohvrile ei saagi panna neid suuri kohustusi olla ideaalne ohver, et see kohustus ikkagi ohvriga tegelevatele inimestele, kes võib olla igaüks, nagu siin toodi, et seadus ütleb, et ongi igaüks, et kuidas me nendeni selle teadmise viime, et kuidas selles olukorras tegeleda, et see olukord on üldse päris võib-olla üks teema, et see on väga tabu, ebamugav teema, et kui juba nokulaul ja seksuaalsus, sõna seksuaalsus ajab inimesed pöördesse, siis laste seksuaalsus just, et see kohe nagu pedofiilia, et oli, ma olen ka faktikontrollija,
et tegin faktikontrolli ühele uudisportaali väitele, WHO väitel tuleb lastele õpetada masturbeerimist. Ja ma pikalt pidin vaidlema selle sama uudisteportaaliga, et miks nad eksivad. Et täiskasvanud inimesed on rumalad selles küsimuses, selles on probleem. Kristiina, ma tahaks sinu käest ka kuulda, et mis sa arvad? Sa mõtled lõppude lõpuks natukene anna nagu viis ikkagi märkajate peale, eks ju selle käsitluse, aga mulle tundub, tõesti nagu ühiskonnas on palju muutust olnud ja ka seda märkamist, et mulle tundub, et see, mida võib-olla Margo ütles, et see nii-öelda sinna nende lugude sisse saamine on probleemne, et seal selekteeritakse ära. Sealt see kukub rohkem välja. Mitte ma ei taha öelda ka, et märkamisega kõik ideaalne oleks, kindlasti saab paremini. Kuidas seda nii-öelda tegelemist nende küsimustega muuta? Ja ma tahaks Martinile siin lisada, et lisaks sellele rumalusele, ma just kuulasin podcasti, kui ma siia sõitsin ikka seksuaalharidusest ja seal oli selline väljend, üks USA podcast nagu moraalipaanika. Et siin pigem lisaks, need asjad ei pruugi üksteist välistada muidugi, see rumalus ja moraalipaanika, aga inimesed, kes pigem töötavad vastu asjadele, mida on vaja muuta ja mis muudaksid see olukorra nii-öelda positiivsemaks või tegeleksid probleemidega, et inimesed, kes töötavad neile vastu mingi moraalipaanika tõttu, lasevadki sellistel olukordadel tegelikult püsida, et neile on tegelikult keeruline selgitada, et seksuaalkasvatus, jälle tuleme siia tagasi, et mis asi see on, sest et pinge tekib kohe peale. Siin on mingisugused hoiakud, mis on dekaadide vältel juba püsinud ja need on rasked muutuma. Ja on ka loomulikult inimesed, kelle maailmavaade on selline, et kõik see, mis puudutab seksuaalsust, tuleb laste maailmast eemal hoida. Ja me oleme ju ka näinud, kui palju siin viimasel ajal on jälle ühiskonna lõhenemisest räägitud. On see siis naise keha ja raseduse katkestamise õigus või seksuaalharidus või mis iganes teemadeks. Et niipea kui hakatakse nendest teemadest rääkima, on meil poliitikuid, on meil otsustajaid, on meil lihtsalt kodanikuaktiviste, kes sellele väga kiiresti vastu hakkavad töötama. Aga mida on vaja muuta? Kui meil oleks mingisugune võluvits ju me siis sellega ka tegeleksime. Mis ennetusega on üldse üks keerulisemaid asju on see, et jälle kui otsustustasandile mingisugust vajadust viia, siis oleks vaja ju numbreid näidata, aga ennetuse numbreid või seda, et see ennetus nüüd niimoodi töötab, seda on väga keeruline teha. Et igat asja vast ei peakski numbritega mõõtma, vaid vaatama teiste riikide kogemust, vaatama seda, kuhu me jõuda tahame. Ja tõepoolest see, me küsime hästi tihti, et kas lapsed teavad, kuhu pöörduda ja kas lapsed teavad, et see on vale, mida nendega tehakse. Ja see on väga oluline, aga jällegi tõepoolest need on täiskasvanud inimesed, kelles on probleem. Ja me võime minna kusagile aegade algusesse ja rääkida, et probleem on selles, et juba meie ei ole saanud seksuaalharidust ja meie vanemad ja vanavanemad, sellega ma tegelen ka igapäevaselt. Aga see ei ole vabandus sellele, et me ise ennast praegu ei võiks harida. Aga samas see peab olema ka toetatud. Et meil on väga häid koostööpartnerid kohalike omavalitsuste seas, meie siis kui Eesti Seksuaaltervise Liit. Ja on ka samas näiteid, kus kohaliku omavalitsuse otsustajad ütlevad, et aga lapsevanemad saavad ise endale seksuaalharidust otsida. Miks meie peame sellega tegelema? Õpetajad saavad ise endale seksuaalharidust otsida. Ja see on Margole tuttav omavalitsus, nii et päris nukker lugu. Aitäh, et sa hoidsid delikaatsena selle, et sa ei viidanud konkreetsele omavalitsusele. Ja? Margo, mis sul on? Jah, päris piinlik, aga ma saan aru, et isegi kõik teised teavad, kust ma tulen ja mis hädadega ma olen. Et rääkida tuleb, rääkida, isegi see, kui ma nimetan ennast aeg-ajalt ikkagi jutulinnuks juba. Et ega muud ei aita ja neid jäämurdjaid on ka vaja, nagu on Einike, nagu neid iga päev tuleb välja, kes oma lugudega tulevad. Kahjuks lapsed ise ei tule ja nad ei peagi tulema. Et kui nad tulevad ka ühel hetkel ja hiljem on ka juba asi, aga me peame
ikka on neid inimesi, kes ei tea, et võib-olla, et meil ei olegi enam siin Nõukogude Liitu ja kõik mingisugused asjad. Me peame rääkima ja rääkida mitte ainult see, eks ole, et me teeme erinevaid koolitusi, vaid ka koolitusprogrammides, et ma nimetan jälle, et Pärnus on kolledž, kus on sotsiaaltöö eriala, mida seal õpetatakse. Väga hästi tulevad sealt majandusspetsialistid välja sotsiaaltöö erialalt, aga ei ole seal vägivalla teemat, ei ole seal üldse inimeseks olemise teemat. Aga sealt tulevad need inimesed, kes esmatasandil hakkavad kunagi inimestega tegelema, kes nende poole pöörduvad oma probleemidega. Aga nad ei tunne, nad ei saa aru, mis asi on probleem, miks inimene, kas ta on puudega inimene, kas tal on mingi muu sättumus või on tal mingi muu vägivald. Nad ei tunne neid asju üldse ära. Et seda ütleme lähisuhte vägivalla teema eripära, seda võiks ikka täna juba need esmatasandi spetsialistid ära tunda. Ta ei pea oskama sellega midagi teha, aga siis ta võib-olla tuleb seda, et siis ma helistan Pärnus Margole, et see ikka teab. Et seda koostööd meil ei ole ja rääkida tuleb ja kõik see, et me siin ikka ja jälle räägime, iga kord on ju Paides ikkagi see nurgake olemas, et me räägime, sest ehk jälle kuskilt jäi külge. See on see, mis me teha saame, et ega me teame, hoiakaid muuta on sajandite küsimus. See ei tule nipsust ja ühe päevaga. Uue telefoni võtame kohe omaks, eks ole, aga hoiakud on ikka sellised, et küll siis oli hea ja nii on mugav. Kui sa ütled koostöö, siis see on ka alati nagu tore küsida, et kelle koostööpuudus sa siis näed või et kuhu see koostööpuudus seisma siis jääb? No ütleme sihukest asja, et kui me tegeleme emaga, kes on lähisuhte vägivalla ohver, tal on ka lapsed, kes on juba süsteemis sees. 12 aastat olen ma seda tööd teinud. Üks kord üks maakonna lastekaitsespetsialist küsis, et kuule, aga kuidas sina näed? Me teeme nendega iga aasta laagreid, kus ma näen väga hästi seda suhet või seda lapse või vanema käitumist, et selleks me laagreid teemegi, et saada seda täispilti. Et ei tunta üldse huvi, kuidas, mitte see, et ma ei ole kindlasti see, kes kinni silmi läheb ja kaitseb ainult naisi ja nii ja naa. Aga me ka ju näeme, võib-olla seda naistaks siit poolt või sealt poolt või kasvõi koos kuidagi saame seda last aidata või seda naist, eks ole. Et ei ole niisugust asja. MTÜ on MTÜ. Tehke teie, mis te tahate, raiskate riigi raha. Aga millegipärast kliendid tulevad. Sten. Ja, küsimust püstitades sa põimisid sinna sisse ka selle, et kas on seadustes midagi muuta. Sellele vastuseks pean mina tunnistama, et ma seadustes ei näe otseselt midagi, mida väga oleks vaja muuta. Et ma ei ole selles mõttes üldse originaalne, et ma pean kõigi eelkõnelejatega nõustuma, et eelkõige on küsimus hoiakutest. Hoiakutes peab toimuma mingi selline muutus, mis võtab ohvritelt hirmu juhtunust rääkida. Ka riik saab hakata aitama siis, kui võimalikult ruttu räägitakse sellest, mis juhtus. Mida kiiremini see info jõuab menetlejani, seda paremini on võimalik ka tõendeid koguda. Kas või isegi kui need tõendid on ainult selle ohvri enda ütlused, siis ka need ütlused on selles mõttes siis kindlamad või neid on kindlamad nii-öelda menetleja jaoks just selle väiksema ajavahet tõttu. Ja hoiakute muutmine, just eelkõige näen ma siin seda, et on vaja kuidagi saada üle sellest ohvri süüdistamisest. Ja kuidas seda täpselt teha? Kindlasti on inimesi, kes teavad seda minust paremini. Küll ma oskan öelda seda, et tegelikult on ju üsna hea näide ees. Et siin nende enne meie vestlusringi kõlanud lugude raames kõlas ka see statistika, mis puudutab vägivalda ja lähisuhte vägivalda. Ja sealt käis läbi see protsent, et kui suur vägivallajuhtumitest on lähisuhte vägivallajuhtumid. Ja nii uskumatu, kui see ka pole, tegelikult see number on positiivne. See positiivne on ta selles mõttes, et see number on läinud järjest üles. Ja ta ei ole läinud üles mitte sellepärast, et on
lähisuhte vägivalda rohkem, vaid sellepärast, et sellest räägitakse rohkem. Ja see on saavutatud just hoiakute muutuse tõttu. Anna, ma olen kohe sulle, ma küsin Einikese käest ka sedasama küsimust. Et kas sul on mingi selline enda arusaam või nägemus, et mida peaks tegema, et need lapsed, kes praegu sarnases olukorras nagu sina kunagi olid, ei peaks otsima. No, osaliselt me saame aru, et nad võib-olla teavad seda numbrit paremini. Nad oskavad võib-olla kusagilt paremini abi otsida, aga mis see muudatus on, mida sina ühiskonnas ootad? Mina arvan, et peaks küll seaduseid muutma. Mina arvan, et sellised kuriteod ei tohiks tegelikult kunagi aeguda, sellepärast et ohvri jaoks ei aegu see mitte kunagi. Ja ma arvan, et see ka, et nad, kui nende lugudega nii-öelda ollaksegi valmis välja tulema lõpuks, aga seadusandlus ei soosi sind enam kuidagi moodi, siis need lihtsalt nagu maetakse maha. Ehk see, mis kunagi juhtus, see peaks olema ikkagi ka praegu menetletav? Mina arvan nii, jah. Martin, kas sa tahad kuidagi sellele mõttele kaasa kajada, enne kui ma Steniks küsin seda? Ei, me autos just arutasime ka, et sellest on ju räägitud, et sellel kohtunik oskab kindlasti paremini selgitada, miks on need aegumise tähtajad, aga just miks on aegumise tähtaeg oluline pedofiilia kuriteo puhul, kus ongi ju tihti nii, et võib-olla laps ei saagi aru, et teda on väärkoheldud ja mõistab seda alles täiskasvanu eas. Ja teine küsimus on muidugi siis see, et kas see kriminaalmenetlus, see karistamine, kas see toob selle lahenduse, mis me soovime. Kui palju on selles hoiakutes seda, kuidas pedofiilidega pärast käitutakse, kui nad on oma teod toime pannud, et see on ka teema, mille üle võiks arutleda. Aga kui öeldi siin ennem, et pärast nii-öelda karistuse saamist enam nad midagi ei tee, siis neil tegelikult võiks ju see hirm just kui naha vahel olla, et ühel päeval see laps hakkab rääkima. Sten, äkki sa kommenteerid seda kuidagi õiguse vaatenurgast? See, kui pikk on aegumise tähtaeg, see on muidugi poliitilise valiku küsimus. On vist tõesti riike, kus seksuaalkuriteod ei aegu, ma ei ole sellest täiesti kindel, aga mul justkui on kuskilt selline asi meeles. Samas mulle tundub, et ka Eestis ei ole need tähtajad nüüd nii hirmus lühikesed. Tõsised seksuaalkuriteod on esimese astme kuriteod, mille puhul on aegumistähtaeg 10 aastat. Ja minu mäletamist mööda on lapseealise suhtes toime pandud seksuaalkuriteo puhul ka erand, et see hakkabki jooksma millalgi hiljem see tähtaeg. Selle pika tähtaja puhul tuleb juurde see sama probleem, et mida rohkem on aega möödas ja seda raskem on koguda tõendeid ja seda nõrgemaks jääb paraku ka ütluste kaal. Sest neid ütlusi nii pika ajavahemiku tagant on väga raske uuesti kontrollida. See on nüüd pisut teine teema, aga ta haakub selle sama pika võimaliku aegumistähtajaga. On see, et Lääne-Euroopas on tekkinud uus selline probleem või diskussiooni objekt, kus räägitakse nii-öelda taastatud mälu põhjal alustatud kriminaalasjadest. Need puudutavad selliseid menetlusi, kus inimesed pöörduvad täiskasvanuna psühholoogi poole. Neil on mingisugused psüühilised mured ja teraapia käigus jõutakse järeldusele, et selle põhjus on see, et lapseealisena on või siis, kui ta ei lapseealine, on tema suhtes mingi seksuaalkuritegu toime pandud, mida ta vahepeal ei mäletanud. Et siis väide on see, et mälestused olid alla surutud ja erinevates riikides on praktika erinev, et on näiteks Hollandis on üldpraktika see, et sellistel juhtudel kriminaalmenetlust ei alustata, sest inimese mälu on
niivõrd mõjutatav, et sellisel juhul ei saa olla kindel, et see taastatud mälestus, hoolimata sellest, et ta inimese jaoks on täiesti ehe mälestus, mitte kuidagi ei ole eristatav muudest mälestustest tema jaoks. Et ei ole kindel, et see on ikkagi kunstlikult loodud mälestus. Anna. Nii palju inimesi, kui vahepeal räägib, siis tuleb uusi mõtteid juurde. Alustan sellest, et kui need etüüdid siin olid, siis Debbie juhtis tähelepanu, et vaata inimeste nägusid. Kõigil siuksed nagu, siuksed vastikud näod olid, inimesed nagu läksid kaasa selle looga, mida siin lapsed meil esitasid ja kõigil olid siuksed ebameeldivad näod ees. Et mida ma hakkasin mõtlema, et meil on inimesed, kes tulevad lugudega välja. Täna istub Einike siin, et meil oli see Triin, kes tuli jalgpallilooga välja ja on inimesi, on ka mehi, kes on välja tulnud oma lugudega. See šokeerib. Üks pool, eks ju, küsib, et kus sa nii kaua olid, eks ju, järelikult on vale, kui sa nüüd mõtlesid välja ja teine pool on see, kes toetab. Oleneb lugudest. Aga ütleme, ei ole väga lapsesõbralik ka. Ükski laps ei tule välja. Kui meil täna tuleks üks 5-aastane siia ette ja ütleks, et issi pani eile oma nuku mulle pepusse. Et see kõlaks šokeerivalt. Ma ei tea, kas keegi kahtleks või mitte. Me ei saa kasutada lihtsalt seda meetodit. Me ei saa panna lapsi sellisesse olukorda, et tule nüüd räägi, kuidas issi suga tegi, siis kõik nad usuvad ja siis me saame hakata nagu asju suures plaanis muutma. Samas ma mõtlesin, just filmifestival, kus näidatakse erinevad laste õigusi puudutavaid filme, kus on ka laste seksuaalse väärkohtlemisest filmid. Andres istub ka seal, ma vaatan, ma ei tea, kas ta on käinud või ei ole. Ma ise mäletan, et ma olen ka jälle rääkimas käinud, lapsed ma alati vean kaasa. Seal on mingi 10 inimest. Keegi ei taha vaadata lugusid sellest, kuidas lapsi vägistatakse ja mismoodi neid lugusid lahendatakse. Et justkui nagu oleks võimalus seda teemat tõsta, aga keegi see on nii, inimesed võtavad seda isiklikult, eriti veel inimesed, kellel on oma lapsed. Nad nagu panevad sellesse rolli, ma ei taha näha, ma ei taha tunda. Et sellised mõtted tulid. Ja kui meil on nagu lugu, kus on näiteks tuntud inimene, et me oleme täna korduvalt rääkinud Otto Triinust, et ta sai ka minna meediasse, kui tema suhtes, eks ju, see info välja tuli, ta käis ennast kaitsmas, aga teist poolt me ei näinud ju last. Laps ei istunud seal selles, ma ei tea, mis saadetes see Venno seal käis, kurva näoga rääkimas, aga kes lapse eest nagu räägib. Ja siin on mul miks mina tahtsin kindlasti, et meedia tuleks täna natukene seda poolt ka nagu kajastama, et kui palju mõjutab meedia ja meediakajastused, et kelle poole me oleme või kuidas me saame aru, et kuidas see laps selles olukorras tunneb või miks me loeme nende erinevate lugude kommentaaride alt, et Venno on äge, usun Vennot. Et miks keegi ei ütle, et usun seda last, kes sai aru nüüd, et see on nagu vale, mis temaga juhtus paar aastat tagasi. Et miks keegi ei ütle, et vähe mõned ütlesid. Ma lollipeaga lugesin, see mind tapavad need igasugused kommentaarid selliste lugude all. Aga vahel me ikkagi nagu jälle saan nagu kinnitust, et me tõesti oleme nagu kuskil null seisus jälle. Et seda tahtsin öelda, aga selle seaduse koha pealt tahtsin seda öelda, et nüüd jälle ma palun ka kommentaari targematelt ja tegelikult ma olen Andrese Aruga isegi rääkinud õiguskantsleri büroost, kes laste õiguste eest seal toimetab, et kas selline mõte seaduse muudatuses, et mis ma täna ka välja tõin, et lapsele me ei ütleks, et ta ei pea oma vanemate vastu tunnistama või oma lähedaste vastu, et kui on alaealine peresisene seksuaalkuritegu, me lihtsalt anname talle võimaluse rääkida. Niikuinii on see tunnistuse andmine ju vabatahtlik, et sa kas räägid või räägi, mitte et kui sa räägid või et see kuidagi selline teadmine, et me paneme selle vastutuse lapse peale. Et sul on õigus rääkida, ise tead, eks ju, sa võid vait ka olla, sa ei pea oma lähedase vastu tunnistama. Et kuidagi me seda vastutust otseselt niimoodi ei pane, vaid me lihtsalt anname talle selle valiku. Et kas sellist seaduse muud kuskil riigis minu meelest on ka, aga see oli Norra jälle, kes on sellises valdkonnas hästi edasi liikunud, et peresiseste seksuaalkuritegude puhul me seda vastutust nagu lapsele ei pane. Et ma ei tea, kas keegi seda saab kommenteerida, kas selline seaduse muudat. Kui ma Andrese kunagi arutasin, siis ütles, et see on nagu, ma ei tea, raketiteadus, et kui sa hakkad kunagi seda ajama, et ei tea, kas see läheb, aga mõte iseenesest tundus nagu selline lapsesõbralikule inimesele, et see võiks nagu olla teisiti, see nüanss selles ülekuulamisprotsessis näiteks. Mina ausalt, ma pean tunnistama, et mõtlesin püüdlikult kaasa, ma ei tajunud selle tänase olukorra ja sinu soovitud olukorra vahet. Ma päriselt ei suuda seda eristada. Äkki sa sõnastad korra veel selle, et Sten saaks kohe kommenteerida. Sina saad aru? Okei, väga hea. Yes, selge tähtsam. Ehk siis, kui me hakkame last üle kuulama, me ütleme lapsele,
täna me ütleme talle, et lähe vangi. ei, täna me ütleme niimoodi, et sa ei pea oma lähedase vastu tunnistust andma. Ehk siis me anname talle valiku, kas rääkida, mis juhtus või mitte rääkida. Tavaline laps valiks selle puhul, et ta ei räägi ka, on ju, sellepärast, et tulemus siis on ma see, ikka sain tegelikult aru, neist teen kommenteeri, jah. Kommenteerida on väga raske, sellepärast et ma ei ole seda küsimust varem analüüsinud. Sest üldprintsiip on see, et tuleb anda see võimalus. Seni on see põhimõte ja meil on ka Riigikohtu tasandil toonitatud, et ka lapse puhul tuleb sellest kinni pidada. On paraku kohtuotsuseid tühistatud sel põhjusel, et ei ole piisavalt selgitatud seda lapsele, et ta ei pea ütlusi andma. Et kuna see üldpõhimõttena kehtib, et tuleb seda selgitada ja see on selline mitte ainult Eestis, vaid ka õiguse selline üldpõhimõte, siis sellest erandi tegemine eeldab sellist päris tõsist analüüsi, nii et siin praegu hoobilt ma kohe kuidagi ei ole võimeline sellele vastama. Just osaselt küsin, ka mõtlesingi, et kas me võiks hakata analüüsima seda või? Et kuidas see võiks olla nagu lapse sõbralikum, jah? Alates esmaspäevast kohe. Sten mõtleb praegu, eks ta pärast ütleb selle otse. Ma olen hea meelega nõus selle ettepaneku Justiitsministeeriumile edasi andma. Võib-olla siin see viimane paarkümmend minutit veel tuletan ikkagi meelde, et ka küsimused ja endapoolsed kommentaarid on kõik siit auditooriumist võimalikud, et andke käega märku kindlasti. Aga võib-olla täitsa sellisel praktilisel tasandil ka, et kuidas omaenda lastega rääkida ja kuidas aidata neile need arusaamised ja kuidas muidugi istudes ja vesteldes, eks ju, aga millest rääkida ja kuidas rääkida, et tekiks see arusaamine, et tekiks see nagu see lapse enda oskus mõista neid olukordi, mis tal elus ette võivad tulla. No ma kohe nüüd ütleks, et päris istudes ja vesteldes, sa võid seda ka teha, aga üldiselt vist ei ole nii, et täna teelauas räägime nüüd sellest, mis on peenis ja mis on vulva, eks ju. Või ükskõik millistest asjadest, mis seksuaalkasvatuse juurde käivad. Lapsevanemana tegelikult on meil ju väga palju erinevaid võimalusi, kuidas lapsega või mille kaudu lapsega rääkida. Me mängime lastega autod, nukud, mänguloomad, igasugused muud asjad. Kõik need annavad väga head võimalused tegelikult lastega kõneleda. Aga millest hakkab asi pihta on see, kuidas me ise oleme. Ka seksuaalkasvatus ei hakka sellest, mida me räägime lastele. Ta hakkab sellest, kuidas me ise oleme ja kuidas me lastega oleme. Et kui meie seksuaalsus, mis on inimeseks olemise juures täiesti loomulik osa, et kui me ka sellest räägime loomulikult, nii nagu kõikidest muudest elunähtustest, et sellest me peaksime pihta hakkama, et me ei pingesta, me ei lae seda kuidagi. Jälle, miks täiskasvanud lähevad pingesse, kui rääkida seksuaalkasvatusest või kui rääkida kasvõi nii lihtsast küsimusest, et laps küsib, et kust lapsed tulevad, et siis ma pean talle hakkama ju rääkima seksist. Ei pea, sest laps küsib, kust lapsed tulevad. Et kui saada see pinge maha, et laste seksuaalsus ei ole sama, me ei vaata seda sama prisma läbi, mille läbi me vaatame täiskasvanud inimeste seksuaalsust. Et me peame neid asju selles mõttes, jah, nad on küll mingis mõttes ühes potis, aga me käsitleme neid erinevalt. Me käsitleme lapse seksuaalsust erinevalt täiskasvanu seksuaalsusest selles mõttes, et seal seda mingit erotiseeritust või mingisugust laetust või sellist iha või ükskõik kuidas inimesed kogevad oma seksuaalsust või väljendavad. Et seal lapse seksuaalsuse käsitluse juures seda ei ole. Just nagu me varem rääkisime, et see on minu keha, minu õigused, teiste keha, teiste õigused. Ja jälle see, kuidas me oleme, et kui me lasteaias õpetame lastele, et näed, et on sinu keha ja sinu õigused ja teiste keha ja teiste õigused ja nüüd järgmisena võta oma kaaslasel käest kinni. Ei võta. Sa küsid oma kaaslaselt, kas ma tohin sult käest kinni võtta või kas sa tahaksid mulle kätt anda? Et kui me anname ka vastakaid sõnumeid, see ajab lapsed segadusse või see, kui me ütleme, et sinu keha on sinu oma, teiste kehad on teiste omad, aga kui vanatädi tahab sind kallistada, siis sinu keha ei ole sinu oma, sest sa pead viisakas olema. Jällegi me anname väga vastukäivaid sõnumeid lastele. Et see jälle ei käi nipsust, see ei tule üleöö, me ei oska, aga me peame õppima seda.
sest muud moodi me seda ringi lahti ei murra. Debi haaras mikrofoni. Ja ma tahtsin rääkida, kui siin enne oli see, et noh, et kuidas lapsele siis seda seksuaalkasvatust siis õpetada, et istud maha ja räägid, et ma ei mäleta oma elus mitte kunagi, et oleks nii olnud, et ma tean nagu ma oleks terve aeg kõike teadnud, sest et mul on lihtsalt iga vanusega mingi uus asi võib-olla tulnud, aga mul on tunne ikka, et ma tean kõike alati, onju. Ja kui ma läksin kooli ja lasteaeda, või lasteaedast ma nii palju ei mäleta, aga kui ma kooli läksin, siis ma mäletan, et tehti nalju, mingid pepu-nuku naljad, millest mina aru ei saanud. Sest minu jaoks need olid nagu, ma ei tea, nagu see ei ole nagu naljakas või nagu, ma ei tea, kas ma olin nii täiskasvanulik või ma ei tea, mis oli. Ja kui oli inimeseõpetuses hakati rääkima niimoodi nagu asju, mida mulle räägiti 3-aastaselt, kus on mu keha ja nii, siis ma sain nagu šoki, et inimesed ei teagi õigeid neid nimetusi ja nad ei teagi, kus on nende nagu, mitte midagi ei teadnud ja ma sain ise rääkida nii palju, sest et keegi ei teadnud midagi, mis oli minu jaoks nii võõras. Ja et kuidas seda siin räägiti ka, et peab lapsele käest siis küsima, et nagu tekitada temast seda tunnet, et tal on ka mingi õigus. Et kuidas meie, mul on siis emme õpetanud seda, et ma olen siis 4-aastase ja 2-aastase lapse tädi siis, et iga kord näiteks kui käib vetsus või nii, siis ma pean alati küsima, et kas ma võin su peput pühkida ja kui ütleb ei, siis ma ei pühigi. Siis ma pakun talle ise, et ta võib seda pühkida või siis jääb praegult nii. Et see annabki talle selle võimaluse ka, et ta saab aru, et tal on see võimalus otsustada, mitte ma ütlen, et jah, ma pean ikka, sest et muidu sul jääb pepu nagu mustaks, et see tekitab jälle selle tunde, et tal pole õigusi. Anna. Jah, need 2 last on minu lapselapsed siis, kes on suurepärane materjal selleks, et saada ise targemaks emana ja vanaemana ja siis veel seda tarkust edasi jagada. Ja kui siin Kristina ütles, et me peame lapsele õpetama, et tema keha on tema oma ja ta võib sellega toimetada, siis me peame selle raames ka õpetama, et ka nende keha on koht, millele ei tohi haiget teha. Et sama seksuaalkasvatuse raames, eks ju, mingis vanuses on väga suur huvi oma suguelundite siis vastu ja sinna topitakse asju, puudutakse ja venitatakse ja lõhutakse, et nendega tegelemine sihukesel tervislikul moel. Ja kui Kristina ütles, et ärme küünlaõhtuid tee, siis tegelikult saab ju küünlaõhtuid ka teha, et kui. Ma ei öelnud, et ärme tee. See ei ole ainuke viis ja just, et tegelikult on see ka väga ilus viis, mida mina olen ka rakendanud. Debi just ei mäleta, et oleks olnud selliseid, aga meil oli väga. Et kui laps küsib kuskil bussipeatuses või kuskil avalikus kohas, et no mis see peenis on või kust lapsed tulevad, et tavaliselt on see ebameeldiv koht lapsele nagu vanemale seletada ka tavaliselt, mitte kõigil vanematel. Et siis saabki teha nagu sellise ettepaneku, et kuule, jumala hea küsimus on ja teeme õhtul väikse tee ja paneme küünla ja siis ma räägin ja vanem saab siis ette ka valmistada. Et tegelikult jah, neid moodused, kuidas seda seksuaalkasvatust teha on palju ja ma ei tea, ma loodan, et siin on neid vanemad, kes ennast nagu ise on valmis harima selles osas, et rääkima nii seksuaalkasvatusest kui ka võimalikust seksuaalväärkohtlemisest, sest seda ikkagi peljatakse rääkida. Et on oht sattuda ohvriks ja kui me seda numbrit ikkagi siin mu selja taga vaatame, et see on väga suur oht, et see nendest ohtudest rääkida ja sellest võimalusest, et kuidas ennetada ja mida siis teha. Kas sa tahad, Margo, lisada midagi? Ja, sest kui kõik eelnevad rääkisid nendest väikelastest, siis mina räägiks nendest, kes on natuke juba suuremad, oskavad lugeda, saavad asjadest rohkem aru, et meil on olemas ohumärgid. Ohumärgid, kui sinuga käitutakse kuidagi ebameeldivalt, inetult või sinu õigusi rikkuvalt. Et neid ei ole palju, nad on internetis leitavad igal pool. Me õppisime, mul on alati hea näide, mida ma kasutan, on see, et me õppisime elama ja ellu jääma, kui tulid teedele esimesed autod. Me õppisime selle ära, et see on oht minu elule. Me teame, et sealt ta tuleb kiiresti, tal on müra, tal on jõud. Ma tulen sellega toime ja nüüd on see sama, eks ole, et ma elus õpin ka ära need ohumärgid, eks ole. Kui ta käitub nii, see on ohtlik. Kui ta teeb nii, see on ohtlik. Sest see kõik on õpitav, seda ei ole palju, A4 peale mahuvad ära laialt kirjutatud. Et need on need asjad, mida tuleks hakata juba, ütleme siis koolis, natukene suurematele rääkima ja enne ikkagi küpsustunnistus kätte ei saa, kui sa neid peast ette kannad. Nii kui 10 käsku, eks ole. Et sa pead õppima ellu jääma, sest see vägivald on meie ümber igal pool olemas. Me ei saa seda välja juurida, aga me peame õppima ka autodega koos elama. Autod on siis need ohud minu elule natuke teises võtmes, eks ole. Et kestaks ikka see
püha sõna lapse heaolu, et me mitte ainult ei räägi sellest, vaid ka mõtleme ja anname talle sisu ja otsime lahendusi, kuidas teha lastele selgeks, no ütleme noorukitele, mis on päris sinu õigus ja kuidas ellu jääda. Et ma siinkohal räägiks ka, et kuidas mul siis oma puutöö õpetajaga oli, et ma olin viimased lõpuklassid põhikoolis. Et meie puutööõpetaja oli väga kena mees, aga ta oli nagu vanem kõvasti ikka. Aga ta oli alati siuke mees, kes nagu tüdrukutele meeldis ja me alati mingi itsitasime ja meil oli mingitel perioodidel oli meil ka siis puutöö ja ta oli alati nõus tegema nagu minu siis töö, mida võttis alati näidisena, alati näitas teistele, kuidas teha. Ja ma mõtlesin, et ta nagu kuidagi ma meeldin talle või nii onju. Aga ma alles nagu hiljem sain aru, et tegelikult see ei olnud normaalne, et ma isegi, et ta üldse niimoodi, isegi siis, kui ma meeldisin talle, et see ei olnud normaalne, et ta niimoodi nagu käitus, et mul oli muidugi kergem, ma ei pidanud neid asju seal kaasa väga tegema. Aga lihtsalt, kui ma nüüd selle peale analüüsin, siis ma nagu wow, et see ei olnud okei, et mingi täiskasvanud mees, kes on 40 midagi, tegi nagu, käitus minuga nagu teistmoodi või eelistas mind kuidagi või tekitaski siukse tunde, et ma päriselt meeldin talle. Vot sellist ohtu on raske märgata ja kuidagi tajuda. Tahad öelda või? Okay. Et minul oli hästi kuulata, et vaat kasvanud eks ju sellise emaga, aga ikkagi ta ei taju ära, et see on see koht, kus meil on nagu see on see täiskasvanu vastutus, see, kuidas tema peaks käituma. Et ma ei tea, kas sa koolis rääkisid või kellegi rääkinud, no vot nüüd on, ma ei tea, kas see õpetaja töötab seal või ei tööta. Et ka, eks ju, sa ütlesid enne, et Debbie on Anna laps, kindlasti teab ja oskab, aga ta samamoodi on tavaline laps, tavalistes olukordades õpetaja, kes on sümpaatne veel lapsele ja väga raske on nagu seal seda ohukohta nagu õnneks üle piiri ei minda, aga ikkagi on see ohukoht on alati olemas, ükskõik mis, et alati ei ole see masin sihukene suur jõud ja mürakas, vaid vaikselt hiilib ja ei saagi aru, kui ta sind alla ajab. Viimane küsimus ja siin ma ootan tõesti kõigilt teilt mingit sellist väiksemat, lühemat, suuremat, pikemat, kuidas keegi tunneb vastust. Et me oleme peaaegu nüüd juba 2 tundi rääkinud sellest, kuidas kaitsta last. Me oleme väga erinevatest vaatenurkadest paljudes asjades väga detailseks läinud. Aga lõpetuseks võib-olla lihtsalt mingi selline väike nagu üldistus teie ootuse kohta. Et mis see muutus võiks olla, mis Eestis esmajärjekorras võiks juhtuda, et lapsed ei saaks väärkoheldud, ei seksuaalselt, mingil muul kombel, mingil muul moel. Et mis see võiks olla meie kõigi tehtav, meie kõigi poolt saavutatav, mis muutus võiks juhtuda või toimuda? Ma võin alustada siit, et kui ma nüüd mitu aega olen kuulnud, meil on uus termin. Eestis me räägime kommunikatsioonist sellisest toredast asjast nagu müksamine, nügimine. Et kuidas me toome ühiskonda sisse juba vägivaldsust. Et väga tore, kassa juures on kommid, eks ole, tegelikult see on müksamine. Et me räägime, et eesti keel on vägivaldne. Ja nüüd me automaatselt, me ei pane tähele, me räägime suuri sõnu, räägime siin märkamisest, aga me toome sisse selle, et me aeg-ajalt müksame, aeg-ajalt nügime, see saab meile normaalsuseks. Sest kui ma mõtlen selle peale, et üks laps ja ema rääkisid, ega meil kodus, ega isa ei olnudki päris hull. Ainult, et aeg-ajalt ta jalaga müksas meid. Ja nüüd on seal kassa juures, see kõik on kommunikatsioonikoolitustel, panete tähele, me räägime müksamisest, nügimisest, see saab meie jaoks normaalsuseks. Me teeme vähikäiku, et natuke seda suurt pilti peaks nägema, et ei ole nii, et me räägime ainult kui vägivalla teemast, siis räägime vägivallast, aga tegelikult nagu siit tuleb ja sealt tuleb ja me ei näegi, no ma ei tea, malet tuleb õppida mängima, siis näed nagu, mis platsi peal toimub või jalgpalli. See tuletab mulle meelde, mis ma luban selle kõrvale põike, et kui ma läksin tööle ühte ajalehte, siis seal oli Pentagon. Ja Pentagon otsustas, mis on homne pomm. Et see oligi täiesti igapäevane nagu kõnepruuk ja no tõepoolest, ega nad ei pidanud, aga võib-olla pidasid ka Ekspress Grupiga sõda omavahel. Aitäh, Margo. See müksamise ja nügimise näide on moes öelda, väga kõnetas mind. Sellepärast, et
tõepoolest see toob vägivaldsuse sisse. Et väga huvitav paralleel on see, et kui rääkida lähisuhtevägivallast, siis süüdistatavad, kui nad ka tunnistavad, et midagi toimus, siis nende sõnavaras ei ole seda, et nad lõid või et siis on just müksamasid või nügisid, andsid õpetust, togisid, väike müramine oli. Et sellised assotsiatsioonid mul tekkisid sellega. Aga tulles selle lõpuküsimuse juurde tagasi, siis ikkagi minu meelest see, mis on nagu väga palju kõlanud, on see, et kuidagi on vaja hoiakuid muuta. Et kuidas täpselt peaks toimuma, et seda ei oska kahjuks öelda. Kristina. Jah, no eks hoiakuid saab muuta rääkides, ise eeskuju olles, käitudes, et me ei saa öelda, et märka abi vajavat last või anna teada, kui me ise seda ei tee, eks, ja nii edasi ja nii edasi. Et mida ma oma töös mõtlen, ikka jälle lähen enesekeskseks, on see, et lapsevanemad, täiskasvanud, et ka nemad saaksid toetust ja abi just nimelt selles märkamises ja märgata oskamises ja ka oma hoiakute muutmises. Et ega need hoiakute muutmine, ta ei ole, ta on jah väga paljud, aga mis ta ongi reaalsed sammud, konkreetsed sammud selleks, et me märkaksime, kus me oleme ja selleks, et me teaksime, kuidas edasi minna või mida teistmoodi teha. Ta ei tule üleöö, aga kui me seda üldse ei tee, siis seda ei juhtugi ja see tegemine peaks tulema. Jah, lapse heaolu on tõepoolest selline suur ja lai mõiste, aga jälle, kui praegu räägitakse ka KOV-ide tasandil heaolu profiilist, siis et need asjad ei oleks lihtsalt dokumendid, et nad ei oleks lihtsalt, ma ei tea, deklaratiivsed, vaid et need oleksid tõeliselt astutavad sammud. Kuidas sinna jõuda? Jah, sellele mul praegu vastust ei ole, aga sinna peavad jõudma ju inimesed. Et kõige taga on tegelikult inimesed. Ja, Martin. Mul tunne, et muutus tuleb niipea, kui me kogu ühiskonnana saame aru, et lapsed on tihti targemad ja otsustusvõimelisemad, kui me ette kujutame. Ja täiskasvanud on tihti rumalamad ja otsustusvõimetumad, kui me ette kujutame. Aitäh. Ja minu inimene. Et jah, ma tahtsin ka sinna jõuda, et oleme nagu algusest peale lastega ausad ja igasuguste teemade käsitlemisel meil peab olema hea suhe lapsega igal teemal, ütleme vanemana või õpetajana. Et nagu nüüd tõesti, et see ei ole nii, et laps saab 15 ja me paneme küünla põlema ja nüüd räägime, et kust need lapsed tulevad, vaid see on selline loomulik asi, et me siin oleme ka Debiga tulime siia, siis tuletasime meelde erinevaid olukordi, et kui vabalt näiteks kondoomide ostmine, noh, ma kujutan ette ka jälle keeruline oma lapsele kondoomi osta. Aga mul on üks laps, eks ju, vanem, kes mind täna on vanemaks siis teinud, ei ostnud piisavalt kondoome. Aga lihtsalt sellel hetkel, kui üks oli noor inimene, kes vajas kondoomi ja teised kaks olid mul väiksed, siis oli nagu leib, piim, sai, 2 pulgakommi ja kondoomid. Ja need väiksed tuletasid meelde, et kuule, sellele Tessale on vaja kondoome ka, et nädalavahetusel midagi sellist on. Ja see oli nii loomulik, muidugi ümberringi inimeste jaoks see ei olnud loomulik, aga noh, selles mõttes selline loomulikkus sellisel teemal ja sellised lähedased suhted sellisel teemal on kindlasti olulised. Ja see ausus sellel teemal, et meil ei ole, et nokku ei ole saba. Me ikka siiamaani kuuleme, millegi pärast tahetakse hirmsasti öelda, et issil on saba. Ja ma ei saa aru, kuidas issid nagu lasevad sellel juhtuda, et nad lubavad endale külge saba, et see on peenis. Samamoodi ei ole pelmentsikud ja muud nimetused, mida lapsed pärast ümber peavad hakkama õppima või mida saavad pedofiilid ära kasutada. Sest kui sa pead laps ütleb, et ta teeb oma issi sabale musi, siis seda keegi ei kuule. Õpetage õigeid nimetusi oma lastele, õiged suguelundite nimetused, peenised, vulvad, mis Kristina käest küsige ja minu käest võite ka küsida, et julgelt võime öelda, et ja veel lisada tahtsin seda, et kui minu lapsed teadsid kõike, nagu ta ütles, eks ju, ta ei mäleta, et ta poleks mitte midagi üldse teadnud, kust ja kuidas lapsed tulevad, siis millega ma natuke puusse panin ja ma sain nagu tuupi ka laste käest, on see, et nad teadsid kõike, kust lapsed tulevad.
aga nad kõige kauem uskusid jõuluvana. nii et kui nad said koolis teada, et jõuluvana pole olemas, siis mina sain nagu tuupi ja tegelikult ma tundsin ka halvasti ennast, et sellel teemal ei olnud nagu ikkagi ma olin lõpuks valetaja nende arvates. aga noh, vähemalt see võib-olla nii suuri traumasid kaasa ei toonud, et hästi oluline on need suhted, et me ei pea mingisugusel, et kui näiteks juhtubki, et see kondoom läheb katki või seda ei ole ja ta on rase ja ta tuleb ja räägib sulle nendest asjadest või keegi, seesama õpetaja või keegi midagi teeb, et ta tuleb ja räägib, ja seda tuleb nullist alustada sellesama pepu pühkimisega, et küsida oma lapse käest, kas ma võin su peput pühkida, annan selle vastutuse oma keha eest lapsele, et ta saab valida, kes tema keha puudub. Debi, sinu kord. Mis muutus sina, noor inimene ootad Eesti ühiskonnas, et lapsed et see statistika seal ei peaks paika? No mina ikkagi arvan, et koolis peaks rohkem vabamalt sellest rääkima, sest et minu inimeseõpetuse õpetaja oli küll väga noor, aga ta ega väga ei julgenud rääkida meiega õigete terminitega. Me pigem tegime seal tunnis rohkem nalja, me vaatasime nagu videosi, aga ma ei mäleta, et ta oleks nagu otseselt nagu rääkinud nii, nagu peaks rääkima või mul oli tunne, et nagu ma oleks isegi targem selles osas kui tema. Et noh, mingid asjad seal kartis, näiteks kui oli seal kooseluseaduste ja asjadega, et no mõni pere, lubas meil vaadata õpikus siis pilti, et no mõni perekond võib olla ka nii, kus on 2 naist, aga no ma ei tea. Ja siis et nagu, et ta lubas pigem vaata ise seal pilti ja siis võib-olla küsi midagi, aga kõik ei julge küsida, kui sul on nagu klassitäis mingid pubekaid, kes nagu pigem naeravad iga asja peale nii, et siis ma arvan, et õpetajal on nagu võimalik paljust vaja rääkida ise, sest et ega nad ei küsi midagi, nad tahavad sealt tunnist ära saada. Ja kui tuua tegelikult kondoomid mängu, siis ma arvan, et tegelikult kuulataks palju paremini. Ja kui see kondoomikast oli meil seal laua peal, kui meil siis lõpuks 9. klassis, kui meil jagati neid mingi viimases tunnis võib-olla, et siis olid kõik terve aeg nagu vau, mis see on, et seal on midagi näha ja mingi kihvt. Et võib-olla kui oleks mingeid lahedamaid pilte või mingeid, ma ei arva, et seal mingi paljas mees peaks päriselt seisma, aga kuidagi midagi, mis teeks nagu huvitavamaks selle, mitte see, et sa oled ühel klassis, kus on samasugune roheline tahvel, sa kuulad, ta lihtsalt räägib või ütleb, et vaata pilti, sa vaatad pilt, saad nojah ja kõik. Et ma arvan, et seda peaks nagu õppesüsteemi peaks muutma kindlasti kõvasti ja kindlasti varem rääkima, mitte nii, et meil hakkas 7. klassis, kus ma olen juba 13 ja ma tean nii-öelda, ma ei tea, kõik enda arust juba, et siis ma arvan, et see on natuke liiga hilja. Heinike, sina. Pane punkt. Ma arvan siiski ka, et hoiakuid on vaja muuta ja iga kord, kui me paneme näiteks sildi mõnele lapsele, et paha laps ja ma ei tea, teeb ainult pättust ja seda last me teame, et tema on kindlasti kõiges süüdi või siis ema kohta või isa kohta, et nõme lapsevanem üldse ei hooli ja ma ei tea, joob ja käib pidudel, et siis tegelikult iga selle sildi taha võiks nagu suuremat pilti püüda vaadata. Aitäh. Suur aitäh teile rääkijad, Debi Margaret, Anna, Martin, Kristina, Margo, Sten ja Heinike. Suur tänu. Kaks tundi läks erakordselt kiiresti. Ma usun, et me jõudsime siin selle jutuajamise käigus puudutada väga palju olulisi punkte ja jõuda mingite selliste tõdemusteni, milleni tõenäoliselt muidugi tuleb jõuda ka täpselt aasta pärast siin samas Paides Arvamusfestivalil. Aga loodetavasti siis juba hoopis teistes toonides. Aitäh kõigile, kes veebis jälgisid. Suur tänu. Kas sa tead, et iga 5. laps Euroopas on seksuaalselt väärkoheldud? Tõde võib olla peidetud ja esialgu silmale nähtamatu. Meie asi on märgata, uskuda ja info edastada. Selleks, et mina saaksin uurida laste suhtes toimepandud seksuaalkuritegusid, on väga tähtis, et sina, täiskasvanu, usuksid last. Usu last. Usu last. Usu last. Usu last. Usu last.